Jou, sõbrad ja tere tulemast tagasi Teemakanalile. Ja see oli minu Verona Pilk. Head uut aastat, tore, et olete meiega. Ja ilma pikema jututa tänases saates. See oleks 20 tundi hiljem jõudnud Eestisse, siis poleks enam päästa saanud, et ma olin täiesti viimase piiri peal. Mikker oli puudu ja siis mingi turvamees andis oma selle lambi või selle ainukene kord elus, kus mul pisarad tulid silma, kui ma selle lasin nagu lõõrid lahti. Võib öelda Eesti reality star. Ega need Porsche't muidu ei tule. See on uskumatu kiiresti inimene nagu loomastub, kui sa oled sellises olnud. 3 relvastatud kohalikku mingid Malaisia tüüpi, kes tulid meil iga ööse nagu metsloomadest valvama. Ja oligi nii või? Täitsa crazy, see on heliga nii palju parem. Nagu pikne fucking McQueen. Olen kiirus. Nii suured kaanid täis söönud olid mul püksis äärest. Ja siis Koit, kas sa tead, mis see kõik maksab? Miljoneid kordi vaadatud, ma ei olnud seal senti pole kunagi saanud. Ju otse saates, et Laura mikrofoni on sees alguses. Siis tuleb Norman meie juurde, kas te tahate pärast kõige lõpus uuesti teha? Mõtlesin, mingi teeb mingi. See lihtsalt ajab mind veits närvina. Noh, et ikka tüdrukutele võiks meeldida. Tšau! Ja teema alustab. No nii, sõbrad, tõepoolest see nii on. Täna on meil saates, ma usun võib öelda Eesti popikuningas Koit Toome. Tere, Koit! Tere, paned kohe punastama niimoodi saate alguses. Ei, komplimendid alles tulevad. Et meil on täna üpriski konkreetsed teemad, mis me tahame Koiduga ette võtta, aga ma arvan, ikkagi oleks paslik alustada sellega, et Koit, kes sina tegelikult oled, sest ma usun, et meie vaatajate jaoks sa oled kindlasti mingil määral selline enigma, et ma usun, et inimesed teavad vaata seda sinu imagot, eks ole, mis nagu igal artistil kindlasti on, minul samamoodi. Ja mul tihti ka tundub, et meediast ei tule nii-öelda läbi see 100% see päris mina, eks ole. Et inimesteni kuidagi ei jõua see päris mina. Ma ei tea, oled sa midagi taolist ei, no ikka loomulikult, ega siis see, mida mingisugune kollane ajakirjandus või üleüldse kusagilt netist või kusagilt telesaadetest kuidagi, mis selle pildi kokku paneb, et see on ikkagi ju mingisugune teatud mingi väga spetsiifiline mingi, et see, selleks, et inimest tundma õppida, see on ikkagi hoopis midagi muud, et paratamatult on see negatiivne või positiivne, mingitest asjadest tekib mingi kuvand inimesest, et ma mäletan väga-väga palju aastaid, kui ma figureerisin ilmselt palju rohkem kui tänasel päeval igal pool lehtedes ja ajakirjades, siis pidevalt kogesin sellist asja, et mingisuguses seltskonnas mingid inimesed pärast ütlesid, kuule, sa oled jumal normaalne. Ma mõtlesin, et sa oled hoopis teistsugune. Absoluutselt. Ja mul on täpselt sama ühel hetkel ma nagu vihastasin juba, et kuule, aga mida te kujutate ette, kes ma sükka siis olen, ma ise ju ei tea, kuidas eemalt kõrvalt paistad. Nii et see, mis kuvandi nagu see mingisugune ajakirjandus ja kõik muu sinust kuvab, see on nagu hoopis teine. No hoopis teine, eks jah. Mul on ausalt öeldes täpselt sama asi olnud, et inimesed on nagu, pärast on minuga nagu chillinud, lähemalt tutvunud, siis nagu kuule, sa oled jumala nagu norm tüüp ju. Aga et seda mõtlengi, et meediast nagu siis tihti ei jõua läbi seda. Ma mõtlen, kõik vanasti oligi tihti kuuled, ma mõtlesin, et sa oled mingi siuke uhke või ma mõtlesin, et sa oled mingi... No täpselt sama. See on vist ilmselt lege, siis niimoodi see asi käibki. Klassika, jah. Et piisab võib-olla pool tundi kusagil seltskonnas juttu ajada ja siis saavad juba inimesed natuke rohkem aru, mis tüübiga tegemist on. Ja, absoluutselt, ja tegelikult sellepärast ma sellise formaadi nagu tahtsingi luua, et ka endale anda mingi platvorm, kus inimesteni jõuab see päris mina ja ka samamoodi meie külaliste puhul, eks ole. Aga kes see päris Koit Toome siis ikkagi nagu on? Kus sa ise ütled? Ma olen siuke lihtne pelguline poiss, et ma praegu tulin autoga läbi oma vanade lapsepõlve tänavate, siin päris tore oli siin kandis ringi sõita, et hakkasin klaverit mängima mingi umbes klimberdama kodus 4-aastasest peale ja et muusika on lihtsalt nii kaua, kui ma mäletan, on olnud nagu kuidagi moodi minu loomulik osa, et klaver oli mul oli vanematel klaver kodus, siis seda ma klimberdasin seal ja kuna mul olid ka väga noored vanemad, ema oli 19, isa 21, kui ma sündisin, siis kodus kuuleti väga palju muusikat, et hommikust õhtuni tegelikult, kui ma kuulsin kogu aeg
seda muusikat ja jumal tänatud, mul oli vanematel võrdlemisi hea muusikamaitset. et see on kindlasti meid päris palju mõjutama, ma sain väga-väga palju tollel ajal juba igast artiste ja muusikaid ja plaate ja teada, ütleme, kui mida võib-olla Eestis ka raadiotes tollel ajal üldse ei mängitud, tollel ajal internetti loomulikult ei olnud nagu täna, et kõik mingisugused streaminguid ja isegi internetti polnud, millest me räägime, on ju, et ainult kuulasid seda, mida raadiost lasti või kui keegi mõne kuskilt vinüülplaadi või mingi kasseti sai, on ju. Nii et see kindlasti mõjutas meid hästi palju. Ja aga kui sa nüüd peaksid ütlema mingi random fakt, mida võib-olla inimene nagu sinu kohta ei teaks, nagu tavainimene, tavavaataja. Mingi, no selles mõttes, et ma ei tea, et no kes sa oleksid, kui sa poleks muusik või kui sa poleks laulja? Täiesti, absoluutselt ei kujuta et vaata, kuna mul läks nii väiksest peale läks nagu oli see suund nii selge, on ju, et nii kui ma esimesse klassi läksin, siis ema viis mind Kivimäele muusikakeskkooli katsetele ja sain nagu sisse ja sealt läks tegelikult on kogu aeg see üks siht on, mul ei ole isegi kunagi olnud sellist teist nagu mingit valikut, et äkki teeks seda või teist. No ma ei tea, mul on väga meeldis eluaeg korvpalli mängida, ma olen meie peres kõige lühem, mul on 1,92 m. Sa oled kõige lühem või? Ja mul on minu 6-aastast noorem vend on üle 2 meetri. Assunuga, okei. Et nii, et mul väga meeldis korvpalli mängida ja võib-olla mängiks korvpalli, ma ei tea, aga 1,92 m ei ole ka veel päris õige korvpalluri pikkus, et okei, Kuusmaast ja Pehkast ma olen vist nõks pikem või umbes sama pikk, aga nemad olid kohe lühemad, nii et võiks veel 10 senti oleks juures, siis oleks võinud mõelda juba korvpalluri karjääri peale. Nice, ma olen ise ka mõelnud selle peale, et kes ma oleks, kui ma laulja ei oleks, ma olen mõelnud, et mulle väga võinud lennukid, ma vaatan sitaks lennukid ja mingi lennuki accidente asju. Ja ma oleks tõenäoliselt kas mingi piloot või laevakapten. No piloot on ju väga äge amet. Ei, no absoluutselt. Kapten samamoodi. Jah, just. Paljud inimesed näevad teid läbi tele, läbi ajakirja. Sinatada ka. Olen harjunud. Tunnen ennast väga imelikult, kui... Eelmiste külalistega oli sama probleem, teie siin. Inimesed näevad sind läbi tele, läbi ajakirjanduse, aga milline on Koit Toome argipäev? No see on olnud läbi aegade aastakümnete väga erinev, et täna minu argipäev, mul kindlasti praegu on elu tunduvalt rahulikum kui 10-20 aastat tagasi, nii et ma pidasin 2 päeva oma sünnipäevapidusid, homme muuseas 3. sünnipäevapidu, vaata tuttavaid on nii palju ja kahjuks ei mahu vaata kõik. Et 3 pidu enda sünnipäevale? Jaa, et homme tuleb veel üks seltskond küll, et ma sain just 46. Ja aitäh, et selles mõttes, et täpselt vaata vabakutselisel ei ole ühte mingit kindlat siukest fluidumit või ühte mingit siukest mustrit. Rutiine jah ei ole, et võib-olla mingi hetk on väga nagu rahulik ja siis mingi hetk on täiesti crazy, kõik asjad on ühes hunnikus. Ma olen midagi ette valmistada, uut kontserdikava või midagi muud teha või mingi telesaated paralleelselt, nii et väga raske on öelda. Ma ei ole kunagi elus käinud sellised, kuidas öelda 9-5 tööl, et ma olen eluaeg on vabakutseline. Ma ei ole isegi kunagi lepinguga kusagil tööl olnud, et ma olen alati on vabakutselisena see 30 aastat toimetanud, nii et väga siis on päris hästi läinud selles mõttes. Mis hetkel sa ise tunnetasid, et wow, et nüüd ma nagu olen keegi, kui natuke nüüd tagasi kerida seda aega? No eks ilmselt minu see sattumine, ütleme, omal ajal bändi oli täiesti siukene ka puhas random juhus, et tegelikult mul oli ikkagi plaanis nagu koolid lõpetada ja minna edasi ülikooli, aga see, et kuidas mind ju 15-aastaselt kutsuti nagu sinna stuudiosse ette laulma, et jutud läksid, me tegime koolibändi ja esinesime Rebaste pidudel ja mingitel koolipidudel ja siis mina mängisin see klaverit natuke ja laulsin ja oma klassi ja koolikaaslastega ja siis jutud läksid hinna peal laiali, et kuskil need jutud läksid liikvel, et seal on kuule, et otsakoolis on mingi kutt, kes mängib klaverit ja laulab, et mingi noor 15-aastane poiss ja ei läinud palju mööda, mõned päevad ja siis helistati mul ühel päeval, et kuule, et siuke värk, et pannaks uut bändi kokku, et tuled äkki stuudiosse ja laulma, on ju. Ma mõtlesin, et okei, et ma mäletan anti mingi noot, mul oli üks õhtu aega see ette valmistada ja läksin siis stuudiosse, ma polnud elus üheski stuudios käinud ja siis ma olin 15 ja siis ma läksin stuudiosse, laulsin pool lugu ära ja siis
Mikk Targo, kes oli tollal ikkagi üks Eesti parimaid heliloojaid ja nagu produtsente, siis kes on teinud ju kõik igast Karikakrad ja neid oli hitte nii tohutult palju, Tõnis Mäel ja Marju Lännikul ja Vitaminil ja nii edasi. Nii et siis ta lõi poole pealt loo kinni, et Koit, kuule, löömegi siis käed, et hakkame bändi tegema. Et minu meelest, kui see oli nii ammu, et ma ei mäleta, et ma oleks nüüd kohe karjunud hurraa ja kohe öelnud jah, et ma vist ikkagi nagu võtsin natsi aega mõtlemiseks ja arutasin oma vanematega ja siis, aga siis mul absoluutselt on plaani ei kuulsaks saada ega kuidagi mingit bändi teha või lauljaks saada, et minul oli ikka plaan nagu lõpetanud keskkooli ära ja siis ülikooli edasi minna, aga siis nii ta läks ja siis läks muidugi lumepall täies ajaga veerema, et siis oli aina rohkem stuudiot ja kohe mingist telesaated, esimene telesaade oli Vahur Kersna mingisugune saade, kus meil tehti 2 muusikavideod ja siis juba pool aasta pärast ja siis kohe esimene plaat ja siis juba suvel kohe tuuridele ja kontserditele ja kütte peale ja see läks nagu sellise hooga käima, et aga mis sa arvad, mis su karjääri kõige popim lugu on siis ikkagi olnud või kõige juba raske öelda, sest mul on nagu ei olnud sellised nagu mingid tsüklid või sellised perioodid oli see 90-ndad, siis ma kadusin pildilt nagu, siis tuli see Eurovisioon, siis 90-ndad said läbi, ma olin tegelikult pildid täiesti kadunud. Tegid mingid muusikali värk? No jaa, mind kutsuti 2000. aastal Linnahalli esimest muusikali tegema Vampiiride tants ja ma ei olnud elus isegi ühtegi muusikali näinud ja ma ei tea, kas see võiks mulle sobida või meeldida, mis üldse see tähendab see muusikal. Ja siis kutsuti mind sinna, tegin esimese ära ja andsin sõrme ja võeti mõlemad käed, nii et tegelikult järgmised 10 aastat sisuliselt ma tegin muusikale Eestis alguses, siis pärast Soomes 2 aastat, siis Saksamaal 2,5 aastat või Euroopa tuuridel, nii et ja tegelikult see, ütleme, peaaegu 10 aastat läks niimoodi tegelikult üldse mingi teatri ja muusikali laval, nii et ma olin suhteliselt Eesti sellisest popi teemast eemal, raadios minu laulu väga ei mängitud, tol ajal 90-ndad oli juba nagu out, et see oli nats nagu siuke nõme juba ja nagu uued asjad tulid peale, ja siis tegelikult mõned lood sai küll tehtud seal ka 2000-ndatel, aga seda oli ikka väga vähe. Seal Nexusega lubasid tulla ja mingid üksikuid laule siin ja seal, aga tegelikult põhiaja ma tegelesin muuga ja siis tegelikult ikkagi minu see selline uus tulemine oli 2009 ja Kaugele siit ja siis uus plaat ja 2010 ja siis tulid nädala lõpud mälestused ja nii edasi, et see oli, ma olin tegelikult 10 aastat oli mul siuke auk vahepeal, kus mind tegelikult praktiliselt ei olnud ja siis sai nagu uuesti uue hooga tuldud nii. Tegelikult seda on ju väga kuulda, et tegelikult võid ju plaanilt ära kaduda ja siis tagasi tulla. Et see on võimalik, kuidagi see oli võimalik. Et teinekord hästi kardetakse, kuule see juba aasta aega jälle kuskil pildil, et kõik sealt kadunud. Aga kuidagi õnnestus, võib-olla alati see ei pruugi õnnestuda, aga siis lihtsalt on ka, eks aitab ka see, kui on ikka head lood ja nagu oled nagu veenvalt teed sa oma asja, siis on nagu võimalus. Muidugi, jah. Minu esimene lugu, ma mäletan esimene lugu, mida ma Koit Toomelt fännasin, oligi Nädala lõpp. Ma isegi fännasin seda nagu nii palju, et kooli seal, mis see on see playback, vaata, kus tehakse neid lugusid, siis ma mäletan, me tegime terve klassiga seda Nädala lõppu ja mina mängisin fucking Koit Toomet. Me ehitasime me ehitasime kogu selle seti isegi nagu see, tead see, nagu stick notes peale, kontori set ja tegime nagu full show. Jälle pull, mul tuli just keegi tuli pärast kontserti tuli kruusi peale autogrammi küsima ja ütles, et see on see sama kruus, mis nädala lõpu videos oli see, milles ma jõin, vaata see roheline kruus. Nagu see sama originaal. Täpselt sama originaal kruus. Et mul on isegi video kodus kusagil arvutis, kus ma olen oma Pääskülas, ma elasin tollele vanemate juures, ma elasin nagu natuke nagu sina siin, nagu isa oli ehitanud mulle garaažis oma man cave'i, kus mul oli tegelikult sisuliselt üks ruum ja väike saunanurk ja dušinurk ja seal mul oli stuudionurk, seal ma elasin, seal ma magasin, seal mängisin pleikarit, siis kogu elu oli selles ühes ruumis. Ja siis, ja mul on video, kus ma mingi dressipükstega seal laulan seda nädala lõppu just peale, me salvestame seda lugu, see on päris tore, siuke tore meenutus. Ja sa võid pärast saata, kui sul vähegi olemas on, siis kindlasti nüüd see siin saates võiks olla. Ma ei tea, kas seda võib-olla on piinlik. Ei, see on olemas, ma olen seda näinud, aga ma ei tea, kas ma julgen seda saata. Ma vaatan selle üle uuesti. Vaata üle. Aga kuule, mind on alati huvitanud ka see, et nädala lõpu see tujurükke versioon, eks ole. Käsid on nii magaten, nii tõsiselt võetav on see. Nüüd olen teises kohas. Tšikonna kluubis ma lihtsalt kuul, kui neiud õlut joovad. Nii pimedas teha, neil polegi muud, siin prillidega üldse ei näe. Siis mind on alati huvitanud, et kuidas
et kuidas sina seda nagu vastu võtsid või et sa võtsid mina võtsin nagu seda, mina võtsin rõõmuga vastu ja ma olin sõprade juures peale esinemist või kontserti läksin oma sõbra juurde, seal oli suur seltskond, suur maja ja ma olin ise ju nendele selle põhja andnud, sellepärast, et mulle helistati Eesti Televisioonist või mäleta kes, et kas oleks võimalik saada nädalalõpu põhjad, meil on siin mingi väikene plaan sellega, ega ma ei teadnud, mida tehakse. Ma isegi ei teadnud, et Tujuriku seda teeb. Ja aga, või oli, et äkki, ühesõnaga ma ei mäleta, küsiti mult seda põhja, mõtlesin muidugi saab aga ma ei teadnud üldse, mida oodata ja siis ma mäletan, see oli vist selle Tujurika kõige viimane sketš oli siis see lugu ja siis ma olin ikka niimoodi, et ma olin laua all ja tegelikult naerukrampides kõik olid seal pisarad jooksid, et see oli nii nagu nii tore. See oli nagu heas mõttes väga humoorikas asi. Humoorikas, jah. Aga laulad seda laivis ka vahepeal? Pärast seda ma tegin väga palju laul. Küsiti mul seda nõuti seda lausa, aga siis ma tegin teinekord nii, et ma laulsin mingi esimese salmi laulsin võib-olla introks või esimese salmi sellega ja siis läksin õigete sõnade peale. Aga jah, et siiamaani ma vahel teen introks mingisuguse väikse jupi sellest Tujuriku ja sketšist, nii et ei, see oli väga tore ja ma sain aru, et see tundus, et see läks, rahvas sai ka kõvasti nalja selle looga, nii et no meie tegelikult Koiduga teame juba, ütleme, päris pikalt, üle 10 aasta, kui nii võib öelda, sest Koit oli siis tegelikult esimene selline suur artist, kes kaasas mind minu esimesse, teisse siis elus telesaatesse, milleks oli Laulu pealinn. Oli ju nii? Keegi maailma ja maailm tal saab koduks. Nii pöörleb elu ring. Ja mis aasta see oli siis? 10 aastat tagasi? 13 aastat tagasi. 13 aastat tagasi. No näed, kui pikalt. Mina olen mingi väike põnnikas siin, eks ole. Ehk siis Lion Kingist laul, mis on eesti keelde tõlgitud Kaari Sillamaa poolt. 2013 siis või jah, midagi sellist. Jah, ma olin umbes mingi 11-aastane, ma arvan, siin umbes. Keegi lips on juba ees, nii et stiili on. Asi on ja kõik on paigas, eks ole. Ja ei, ma mäletan, see oli ikka reegelt äge kogemus ka. Mul muidugi... Sa ei olnud enne teles esinenda? Ma käisin, selline saade oli nagu Eesti Talent, kus ma käisin siis, kui ma olin esimeses klassis. Laulsin seda Rõbaki Fairy Tale'i, aga eesti keeles elad veel need versioon ja viskasin kaabut ja Vihkel oli seal žüriis, vaata. Ja Vihkel pani mulle kohe ei muidugi. Meil on nagu selline pikk ajalugu Mihkliga, eks ole. Aga ma mäletan nagu siin, jah, ma olin võib-olla veel noor ja uljas ka ja nagu... Sa oli näha, et sa olid väga selles mõgu uljas, et sa ei kartnud nagu suurt midagi. Sa ei kartnud. Et ma imestasin ka nii noore poisi kohta, et sa nagu ei olnud mingit kaamera hirmu ja mingit, et lukku läheks või midagi ei kartnud, et panid väga julgelt. Ise ka imestan, jah. Selle videoga, kus sa Jaagupi leidsid üldse sinna Laulu pealinna? Ma arvan, et seda ma mäletan, jah, me käisin teil kodus ja siis me vist harjutasime või proovisime seda. Et ma arvan, et ilmselt ka see teleproduktsioonifirma ilmselt äkki kuidagi soovitas või ei olnud. Tead, kus see oli või? See oli nii, et meil oli Kaari Sillamaa mingi kontsert, kus mina laulsin äkki suvist. Ei, sinuga laulsingi ju, ei või? Kas me ei laulnud seda sama lugu Kaari Sillamaa ühel kontserdil, kus oli veel Keter ja Suviste ja siis sina, me laulsime seda sama lugu seal. Ja, aga selle saatega oli natuke see asi, vaata seal, ma ju ei teadnud, kus elab ja mismoodi. Seal natuke kunstlikult pandi mind laagrit nagu esindama, kuigi ma tegelikult laagris ise ei ole kunagi Pääskülas. Ma elasin Pääskülas. Aga oli vaja, Tallinn oli juba võetud, need olid võetud ja siis oli vaja, mis me leiame, kõige lähemal on laagri. Aga mina ju ei teadnud, et eks ole laagris elab selline väike noormees ja nii edasi. Et seda ikkagi ilmselt kuidagi moodi mind nagu suunati või öeldi, et kuule, aga ma neid detaile enam nii hästi ei mäleta, igal juhul kuidagi me kokku lõpuks kuidagi teed kokku viisid, jah.
Siin ma mäletan hästi, ühe korra käisin teil ja siis me seal laulsime klaveri taga. No täpselt, mõtleme, umbes aasta enne seda ma olin laval, ma olin playbackis laulnud, eks ole, nädala lõppu seal pannud, oli umbes sel ajal, ma arvan, et see oli siis, et laulsin playbackil nädala lõppu ja siis näed aasta hiljem juba Koit käis mul kodus, mängisime klaverit seal, eks ole. Ja sealt see lumepall läks veerema. Ja, absoluutselt jah. Ja siis oligi, eks ole, nüüd aastaid, mingi 10 aastat hiljem me tegime siis Koidu ja suvistega ka jõulutuuri. Ja selle jõulutuuriga oli ka üks pull lugu see, seda näidati muuseas minu meelest sellel aastal ka telekast. Taaskord, jah? Ja, seda on vist juba mitmes kord juba näidati. Ja. Teised ütlesid, et olid vaadanud. Väga äge. Et selle jõulutuuriga oli veel pull lugu see, et meil oli bande, oli kõik koos, proovid olid kõik tehtud, eks ole, ja enam-vähem mingi paar päeva oli esimese kontserdini aega. Ja siis oli täpselt muidugi see COVID aeg, kus COVID oli juba nüüd langenud, aga siis täpselt selleks talveks, eks ole, tuli uus laine ja kogu asi cancelisse. Ja meil olid juba ja pooled proovid tehtud ja kava peaaegu selge on ju. Ja siis vist peaaegu juba olime juba, et juba proovid läbi, kõik oli selge kava. Tegime mingi läbimängu nagu. Ja kui kõik teised tuurid olid juba ära canceldatud, siis meil oli lootus, et äkki meie ikkagi pingutame, et me teeme seal. Ja siis tuli, ma mäletan ka, et see mingi viimases proovis tuli telefoni kõne. Et kuule, sorry, et asi on pekkis, et me ei ole võimal, meil ei lasta teha või ei saa teha. Siis oli kõik siuke tunne, jõhker töö oli tehtud, me olime, ma ei tea, kui palju seal neid proove uhanud seal proovikas ja igast mitmeäälsus ja kõik see ju täiesti nullist kava ja bändimeestega ja ise mängisime pille seal ja see oli siuke tunne, et ei oska kas nutta või naarda, et see, aga siis me võtsime aasta pausi ja tegime järgmisel aastal seal ikkagi ära. Täpselt nii ja me natuke ikkagi seivisime seda olukorda ka, sest igatahes, mul tuli siis 23. detsembril umbes, mul tuli mõte, et me olime selle jõulutuuri jaoks, siis ma olin kirjutanud Last Christmasi eestikeelseks, mis me võtsime enda jõulutuuri kavasse ja siis mul 23. nagu tuli idee, et ma tegelikult algselt tahtsin nüüd TikToki filmida ja siis mõtlesin, et võiks õues teha klaveriga, siis võiks juba lumemasina rendida. Siis ma mõtlesin, kui ma selle lumemasina juba rendin, siis tegelikult võiks ju selle viimane talv versiooni ju ka teha, nagu võtta muusikavideos teha sellest nii-öelda. Viimane talv, mil valmis see salm, nagu lumehelves, sa kadusid vaid. Nüüd taas, mil lumi on maas, ma laulan seekord kuuled. Kord astud on jälg maas, lumesaius sind eemalt märkan taas. Ütle kallis, kas ilmutus valmis, seisad minu ees kui muusa mu salmis. See oli selles mõttes väga lahe, täielik eksprompt on. Ja see oli mingi päev ette. Me saame vist teada mingi üks päev ette, et kuule, et mis te jõululaupäeva öö. Ja, oligi. Ja kuna koroona oli, tuur oli kõik, kalender oli tühi, kellelgi tööd ei olnud, tuur oli ära jäänud, siis Jaakob ütles, kuule, mis te teete 23. õhtul umbes? Ja siis läksime Nõmmele Liuväljale ja tegime video, mis tegelikult jääb nüüd eluks saaks meile mälestuseks. Ja sellel on kohe 400 000 vaatamist täis YouTube'is. Ja seda pole ju isegi raadiotes mängitud, ta on lihtsalt YouTube'is kogud 400 000 vaatamist. Ja elab, eks ole. See elab oma elu, Ja sükse jõulumussiga on muidugi alati hea ka. See on vaata nii hooaja nagu värk, et kurat, see tuleb iga aasta tagasi ja iga aasta, 10 aasta pärast on mill täis. Ja mul teinekord helistavad mingisugused artistid, mul see aasta helistas minust Keter Jaani või keegi helistas, et kuule, kas sa saaksid anda eestikeelset sõnu, et ei no täpselt. YouTube'is on olemas ja nüüd saavad teised inimesed ka seda eesti keeles laulda, kes soovivad. Kas või oma lõpuks jõuluvanana? Ei no absoluutselt. Ja äge, et me saime selle tehtud, eks ole. Lahe eksprompte öö oli see Nõmmel ja meil läks ju seal pikalt, seal oli Allar Levandi oma naisega mingid uisutajad. Ja uisutajad. Ja meil oli jube külm, meil oli see jõime kuuma teed ja läks ju tegelikult pikalt, on ju. Kui me selle lõpuks valmisime. Lõpuks võeti ikka väga põhjalikult need asjad ette, et me tegime ikka see pool ööd seda asja. Alati see algne plaan on see, et kuule, et mingi 2-3 tunniga tehtud, ja siis lõpuks me olime ikka mingi 7 tundi seal uisuplatsil ja filmisime ja siis veel sadas vihma mingi törtsi hakkas tulema. Aga tuli lõppkokkutes väga tore elu. Peab tore meenutus. Igatahes, Kott, sa oled nüüd, ma ütlen,
sa oled nüüd osa võtnud pea kõikidest Eesti saadetest ja enamuses nendest Masterchefist Masterchef on sul veel tegemas. Sellele ma alla kirjutan, ma ei oska süüa teha, ma selle pingal murduks nagu esimesel hetkel, et ma ei seda, aga mulle väga, see on mul lemmiksaade üldiselt, ma vaatan seda, see on üks väheseid saade, mida me ise vaatame perega alati koos terve perega. Ma olen ka väga suur fänn sellel saatel, aga täpselt samamoodi, ma kokkama ei läheks nagu mitte kunagi. Aga igatahes need saated kõik, mis sa tegelikult käinud oled, enamus neist sa oled ka kinni pannud. Mul on siit kohe 2007 Tantsud tähtedega, võit. 2013 Nägu kõlab tuttavalt, võit. Ja muidugi 2 korda Eesti Laulul võidud. Et nii, no aga teeme siis ikkagi selle... Laulama laulu on ju, mitte seal ei olnud ka võidu peal, aga selles mõttes on kihvti formaadid. Ja teeme nüüd ikkagi selle selgeks, et kus see Eurovisiooni võit siis ikkagi on, et kas see on veel tulevikus plaanis või rohkem sinna Eurokale ei viitsi? Eurovisioon on täiesti omate maailm, et sellest ma olen juba ammu aru saanud, et mina käisin Eurovisioonil 20 aastase vahega põhimõtteliselt. Ja selles mõttes, et eriti see viimane kord näitas nagu seda väga hästi, et Eesti Laul on üks asi, täiesti omate maailm ja see, mis pärast hakkab Eurovisioonil juhtuma, see on teine asi, et kunagi mul on plaan teha tegelikult raamat, oma eluloo raamat ikkagi, ma pean selle ilmselt ära tegema, sest et elus on natuke liiga palju asju juhtunud, millest saaks väga, väga krõbeda ja mahlase raamatu. Et ütleme nii, et mulle tegelikult isegi, ma olen mõelnud, et näiteks Eesti Laulul ma hea meelega, seal ma ju olen hiljem ka nüüd seal üles astunud vist nüüd viimati, ma ei tea, 5 aastat tagasi või millal see oli. Aga seal on nagu, see on tore, seal mul hea meelega astuks üles, aga ma enam sinna Eurovisiooni karusselli ma enam ei jaksaks, et las nooremad möllavad. Sest et meil on ikkagi mul on, ütleme, natukene sellest viimasest, meil on kõigil tegelikult, ma arvan, nii Svenil kui mul on meil natuke siukse halb maik on suus sellest viimasest. Ja sellest just Eurovisioonist. Sest et Eesti Laulul meil läks mega hästi, kõik oli paigas, meil oli oma tiim, oma meeskond, me võitsime läbi aegades suurima rahva ülekaalukalt, nagu kes meid valis rahvas. Ja seal ja siis tegelikult see, mis hakkas siis järgmine edasi juhtuma, kõik see, mis taheti kõik ümber teha ja et see ei sobi, teine sobi ja siis otsiti mingisugused, ma ei tea, Rootsist mingid võõrad, mingid tüübid, kes hakkasid meile seda lava, mingid showd välja mõtlema ja kõik see mõeldi nagu ja ikkagi tehti nii üle võlli, et tegelikult me olime ise rumalad ja lasime endal nii-öelda nats nagu pähe istuda ja ennast pehmeks rääkida, et jutt läks juba sinnamaani välja, et juba Sveni see üldse production ei sobi, et laseme nüüd üldse Rootsist teha uued arranžeeringud ja täitsa uued põhjad ja teeme kõik ümber ja umbes näha, et me oleme just nagu võitnud nagu kõige suurem ülekaaluga nagu Eesti Laulu ajaloos ja siis tehakse meil selgeks, et tegelikult see üldse ei kõlba ja see on nii vanamoeline ja see ei sobi, on ju. Ja siis kogu see lavashow, mis oli täiesti fail, ja siis lisaks sellele veel, et kui seal meil ei olnud oma helimeest, paljudel riikidel oli oma helimeest, meil oli tohutud heliprobleemid kogu aeg, lisaks nagu oli ka ju otsesaates, et Laura mikrofon ei olnud sees alguses, esimeses salmis ja seda juhtus ühe korraga proovis ja terve see prooviperiood kogu aeg me Rootsi meeskonnale, kui meil oli siin oli oma helimees Johannes Lõhmus on ju, siis seal olid kõik võõrad, et kogu aeg me ei saa seda asja kõlama, me ei saa seda asja nagu pildiliselt heaks ja pärast me kuulsime, et tegelikult sai võtta oma helimehed, pooltel riikidel oli oma helimees kaasas. Me olime juba nii, et ahastusest, ma mäletan mingi päev või 2 päeva enne, me juba mõtlesime, et paneme rahad kokku, et lennutame Johannese nagu sinna, on ju. Et ja iga kord me tegime peale proovi, tegime nagu siis seda notes ja nagu feedbacki nende Rootsi meeskonnale, mis pildiliselt ja mis on vaja ümber teha ja järgmine päev kõik jälle samamoodi, mitte midagi ei ole tehtud ja siis Rootsis oli teil, jah? Ei, me olime ju Ukrainas Kiievis, aga Rootsi meeskond oli vaata, aga millegipärast nagu üldse nagu ma arvaks, et Rootsi meeskond on ju just tugev, aga ma ütlen, et ja meil on siin Eesti Laulul pole kunagi siukse probleem olnud ja me ei saanud seda kuidagi üldse ei saanud seda nagu toimima ja lisaks siis meile vannuti, et mingis peaproovis Laura Mikker ei olnud see öeldi, et seda rohkem
enam ei juhtu. No otsesaade on ja loomulikult läheb Laura Mikeri olla sees. Laulame ära, tuleme, oleme tehtud, kõik oleme rõõmsad, et no nii. Ja istume maha ja ise oleme juba siuke pingelangus on. Ja siis tuleb Normet meie juurde, kas te tahate pärast kõige lõpus uuesti teha? Mõtlesin, me teeme mingit lolli nalja. Meil on juba umbes pidu, et tehtud on ju, pinge maas. Ei, et meil pakutakse võimalust teha kõige lõpus uuesti oma lugu. Mõtlesin, mis asja? Me ise ei teadnudki, et meil kõrvas oli kõik nagu, just. Aga eetris Laura Mikker lükati mingi poole sammi peale. Ja siis mõtlesime, et ei, kuule. Siis me saime üldse teada, et mingi jama oli jälle heliga teist korda juba. Ja kõik siuksed asjad, et nii palju stressi, nii palju pinget, et ega see ei olnud mingisugune meelakkumine selles mõttes, et ja mingi mõnus ei olnud, et iga hommikul alust päev algas kell 8 ja kell 12 jõudsin hotelli. Mingi iga hommikust õhtu on ainult intervjuu, siis on proov, siis on intervjuu, vahepeal kiired 5 minutiga sööd ja siuksed 14-tunnised päevad. Et see oli täitsa crazy. Mul oli veel 2-nädalane Riki veel kaasas, ma läksin lennukisse, et mul oli väike pamp oli. Läksime Ukrainasse niimoodi, et kui me sealt tagasi tulime, siis Riki oli suurema osa oma elust Ukrainas elanud. Et tõesti 2-nädalase beebiga läksime. See on üks pingelisemaid nädalaid. Et selles mõttes mul on nagu kurb, et me natukene lasime selle asja niimoodi minna. See on hea õpetanud, et tuleb usaldada ennast ja mitte kuulata ikkagi. Sa võid alati teisi kuulata, lõpuks sina pead otsuse tegema, et sa lased teinekord ennast nagu ümber rääkida. Absoluutselt arvad, et eks nemad teevad paremini. Ja siis hakkad ise kahtlema ka, kui sa ise oled enne kindel, kui sul tuleb igast suunast, mitmest suunast öeldakse, et see ei sobi ja seda tuleb ümber teha seda ja siis teeme ja siis hakkad ise juba kahtlema. Enam ei saanud lõpuks kõige enam aru, et mis meil saadeti mingisugust uusi versioone sellest Veronast, mis oli kuskil mingit Rootsi produtsentide tehtud. Ma ei tea, kus neid leiti, kes need olid. Üks hullem kui teine, nagu iga versioon läks tullemaks ja lõpuks me siis oli juba Sven lukus, mina olin lukus, kõik oli nagu aga see oli, ma ütleks, et see Eesti laul oli fantastiline kogemus, kõik oli tore ja me olime nii õnnelikud ja uskumatult me võitsime ja üldse, tollel ajal oli juba minust räägiti natuke nagu pensionärist, et see mees on juba maha kantud peaaegu, on ju. Ja siis äkki me võidame, aga nii, et Eesti laul on tore, et aga las see pinge ja see muu möll nagu jääb rohkem noorematele. Ma olen piisab 2 korrast. Just. Mehele piisab 8 korrast, aga kuuled, ega ma ei tea, kui palju Eestist neid artiste on, kes on 2 korda käinud, ega väga üksikud. Kaks inimest, mina ja Maarja. Maarja ka, just. Keelatud maa ja siis Kaelaga hääl. Just. Ja muidugi sa ise mainisid ka, eks ole, see kurikuulus Verona Vilk, eks ole. No see oli nende mingid nende kõik nende nii-öelda lavastus. Mulle öeldi, et sa pead nii tegema ja nüüd vaatad sinna ja siis olete seljad koos, et seda kõik oli ju meile, ega see ei olnud midagi, me ei saanud ise midagi kaasa rääkida. Ei, muidugi, aga ma ütlen, et see ju sai tegelikult legendaarseks see Vilk, eks ole. See Vilk oli väga kuulus, Okei. No jaa, et see oli lihtsalt, see oli nii haige, et siis kui midagi väga, see oli nii crazy, et see loomulikult tekitas kõneainet muidugi. Jaa, ei no, absoluutselt. Furoori peab tekitama, eks ole, looma. Ja kuule, kui rääkides nüüd selle aasta Eesti laulust, oled sa pilgu peale pannud, tead neid, oled tšekanud neid julust ei ole? Ma ei ole väga tšekanud, et ma ise Eesti laulul teen ühe väikse vaheaktiga astun üles, nii et eks ma näen neid. Siis kuuled, jah? Ja kuulen. Aga Tommy Cashi lugu olen seda videod olen näinud, jah. Ei, ma mingid lugusid ma olen nagu olen kuulnud, jah. Aga ma ei ole hästi süvenenud niimoodi pühendunud ja olen läbi kuulen. Arusaadav. Praegu räägitakse nii-öelda, usutakse, siis spekuleeritakse, et Tommy Cash võib selle asja, eks ole, kinni panna ja ta on ise ka selles ikkagi päris kindel. Öelnud välja ka. Et ta asja kinni paneb. Ma saan aru, et ei ole siin üldse teistel mingit sõnaõigust, et teised lähevad sinna statisti rolli rohkem. Jah, tundub 100% on juba paigas, et üks mees võidab, ma saan aru. Olen jutu järgi siin. No just, ma tahagi võib-olla korra näidata sulle seda, see on nüüd intervjuu, kui kõik need Eesti laulu värgid tulid välja. Mis sa siis teed, kui sa ei juhtu Eesti laulu võitma? Kuidas sa siis käitud? Ma olen okei. Ma olen täiesti okei. Ma saan aru ja inimesed lihtsalt on ma oleks võinud. Nüüd me siis mõtleme, et mis oleks juhtunud, kui Tommy Cash oleks saanud Eurovisioonile. Ma annan lihtsalt selle võimaluse inimestele, et päriselt, et ma võin päriselt minna, sest tegelikult võistlust algab siis, kui ma võidan Eesti laulu. Sest siis algab just see konkurents, milles ma maailmas olen. Et just hakkab see sotsiaalne meedia, kõik muu strateegia, et
Eesti Laul on nagu üks samm, mis on jah, väga tähtis. Ja ma loodan, et inimesed saavad selle aru, et ma olen täiesti kõige parem kandidaat, kes võiks Eestit esindada ja ei no kahtlemata tal ongi, kui mõelda nagu selles mõttes, et just nagu sellele Eurovisioonile ja rahvusvahelisele publikule, siis kahtlemata on ilmselt rahvusvaheliselt kõige rohkem fänne. Eestikeelsel Eesti artistil ei ole nii palju seda publikut ja oma fännibaasi. Aga muidugi ma olen ikkagi vaadanud ja imestanud selle venna arrogantsi ja seda enesekindlust, et see muljet avaldav, et noh, aga miks mitte, noh, lähedki niimoodi, noh, ikka sajaga peale, noh, mina võidan, ma olen kõige parem ja minu kõik ja noh. Mis mind nagu pani nagu mõtlema see, et ma ei tea nagu ühtegi teist artisti, kes nagu sellist enesekindlust selles mõttes, et ütleks, et joo, Eesti rahvas, et teil on kahju, kui te minu poolt ei hääleta, eks ole. Te kaotate siis. Et nagu, ma ei tea, ühtegi teist artisti, kes saaks sellise asjaga nagu minema, eks ole. Et nagu, aga järelikult, no see näitabki, Aigless on mingid levelit näitab. Tema karjäär on tegelikult ju mujal tegelikult, et see, ta on ikkagi rohkem nagu, ütleme, välismaa, ütleme, sükene sihtgrupile orienteeritud. Tema töö ja kõik on ju seal, et palju ta, et nii, et tal on sellest, ilmselt see Eesti on, noh, sükene, noh, ongi sükene väikene sammukene. Saab lubada seda endale järelikult. Saab lubada. Minu iseloom on täiesti erinev, et ma ei noh, selles mõttes, ma olen nii teist tüüpi inimene, et ma olen pigem selline tagasihoidlik ja nagu, noh, aga inimesed on erinevad ja no eks siis vaatame, mis saab. Äkki toob võidu Eestile uuesti. Äkki toob ja mõtle, kui ta nüüd toob võidu, siis huvitav, mis siis saaks, vaata, et kas Eesti on valmis Eurovisiooni korraldama, see on ka, eks ole, noh, küsimus, mille peale tõenäoliselt paljud ei mõtle, aga no näed, äkki võidab, siis huvitav, mis te arvate, kas Eesti suudaks ära korraldada selle Eurovisiooni või? No praegu raha ei ole. Täpselt. Et Salme kultuurikeskuses. Midagi teeme ikka ära. Just. No selge, aga kui need, mis sa nüüd näinud oled, nii palju, kelle peale sa oma raha paneks siis? Ma ei isegi julge panna, sest et ma ei ole see aasta nagu üldse süvenenud, et ma tean, et kõik, no see aasta on nii erinev, olukord erinev, et kõik räägivad sellest Tommy Cashist ja see on vist rohkem isegi, ja mitte keegi räägi nagu loost, kõik räägivad Tommy Cashist. See näitabki, et see on ikkagi, et kui, ütleme, olgem ausalt, ma olen teinekord mõelnud, kui mina oleks sellise laulu teinud, siis mind oleks ilmselt naertud laua alla, aga Tommy Cash teeb sellise laulu ja kõik on nagu et kõik on nagu rõõmsad, et see on nagu rohkem mingi sündmus, kui nagu, noh, ilmselt see tema, see bränd ja see on nagu nii palju olulisem ja tugevam, kui see võib-olla see laul, et või ei ole minu nagu just ei kuulu minu lemmikut hulka, ütleme nii. Igatahes, sõbrad, kui see laul hoopis kuulub sinu lemmikute hulka või sa oled kindel, et selles oma arvamuses, et kes võiks Eesti laulu kinni panna, siis Coolbeti betting side'il saad koodiga teema 100, 300% sissemaksepoonust ja koodiga teema 50 duubeldavad sinu sissemakse 50 € ulatuses, kui sa oled juba nende klient. Yes! Kuule, pitsad vist tulid, Saame süüa jälle, let's go! Te panete siin iga õhtu pitsat, Iga õhtu. Või 3 korda päevas. Ja näed. No nii, ehk siis tegemist on siis Peetri pitsa taaskasutatavate pitsakarpidega. Koit, sa oled suur pitsamees. Kordav kasutatav. Eks ikka pitsa, kellele maitseks pitsa, on ju. Ma küll sõin just kodus kõhu täis, aga selles mõttes, et näeb ju täitsa ju isu aratav. Lõhnad on ju... Absoluutselt. No ja sellepärast ongi see taaskasutatav karp, eks ole hea, et me saame sulle sellega niimoodi koju anda ja järgmine kord saad sellega juba restorani minna. Igatahes, kui sind huvitab roheline mõtteviis, siis Peetri pitsas saad taaskasutatavate karpidega pitsat. Lisaks laulmisele ja kõigega, millega sa tegeled, oled ka suur autode fänn. Ja autode ja Tallinna liikluse kohta oled ka kirjutanud Facebooki. Esiteks 1. jaanuar tuli nüüd automaks välja. Mis sa sellest arvad? Ei no mis siin ikka arvata, et ega siis tuleb olukorraga leppidega, midagi ju ise teha ei saa, nii et ega siis nutad ja maksad, noh. Mis ikka? Mitu autot? Minul on hetkel 2 autot. Ja need on?
Mul on üks väikene 4-pealine üks BMW, millega ma sõidan aastaringselt igapäevaauto ja siis mul on üks hobiauto, mis on Porsche GT3. Oho, mis aasta? 2014 991 GT3. Nice. Super. Sinu see Facebooki postitus, vaata, mis sa panid selle piirkiivise emotsioon, see oli Ei, muidugi, ma tulin kuskilt välismaalt ja esimene mina olen väga nõus selles mõttes, mina olen igati nõus sinuga. Ma tulin too õhtu, tulin just kuskilt pikk puhkuselt või välismaalt ja esimene uudis, mida ma lugesin, oli see, et see oli kuidagi lihtsalt emotsiooniga pärast, muidugi mõtled, et jälle oli vaja midagi öelda, aga tegelikult see tuli südamest, et lihtsalt Tallinna liiklus on iga aastaga läheb ainult hullemaks ja ma olen siin autoga sõitnud juba, ma olin 16, kui mul ütleme 16-17 hakkasin sõitma autoga, nii et ma olen sõitnud siis 30 aastat autoga Tallinnast, nii et ma olen seda näinud seda Tallinnat 90-ndatel, 2000-ndatel ja kuidas iga aastaga see siin elu muutub, et autojuhtidel ridu jääb aina vähemaks ja ruumi jääb vähemaks ja autosid tuleb ainult juurde kordades ja ühesõnaga keeruline. Ma üritan vältida nii palju üldse linna tulemast täna juba ammu, kui vähegi võimalik, et ma tulen linna ainult siis, kui tõesti on töö pärast vaja. Kas see nende eesmärk nagu ongi sellega, eks ole, et neid autosid nagu vähendada ka, aga täpselt teiselt poolt tuleb jällegi kogu aeg juurde. Ja on ka tegelikult tehtud nendele, kellel autot ei ole, on tehtud mugavaks see liikumine, aga muidu, kui sa pead olema ühel hetkel ühes kohas, tooma kuskilt lapse ära, siis olema teises kohas, et sa ühistranspordi ja selle Bolt Drive'iga ei tee seda. Kui ma elaksin kuskil kesklinnas, kuskil siin vanalinna ääres või kuskil Kalamajas või kuskil, siis ma oleks ka rahulikult saaks ilma autota hakkama, aga mida kaugemal sa linnakeskusest elad, seda keerulisem see on, et eriti kui sul on pere ja lapsed ja nii edasi. Ei ole see, et kui hommikul lähed ühel kindla kellal tööle ja tuled õhtu tagasi, et ma mingil hetkel sinna, siis järgmine kokkusaamine seal, siis sinna koju, et selles mõttes ma ei kujuta ette, ilma autot oleks täiesti välistatud, võimatu elu. Kui sul oleks võimalik muuta ühte Tallinna liiklusseadust, mis see oleks, või siis tuua mingi asi juurde? Mul lihtsalt nagu ikka aeg-ajalt jälle vihastan, kui ma mingit järgmist lollust näen linnas, jälle mingi rida on ära võetud autojuhtidelt või Paksu Margareta juures on, ma alati vihastasin siis, kui ma seisime seal autodega meetri haaval liikusime ettepoole ja tahapoole nii kaugele, kui silmselatame autoda ja kõrval on üks autorida jälle ära võetud ja see on täiesti tühi. Ja kahel pool on kõnnitee veel. Kahel pool on veel kõnnitee ja siis terve see aeg, kui ma seal meetri haaval istusin, ma ei tea kaua ma seal autoga, aga meetri haaval liigud seal ummikus, täiesti umbes on kõik. Ja selle asemel, et kõrval on tühi tee, ma nägin terve aja jooksul 2 inimest jalutasid seal, kuigi kõrval 2 meetrit eemal on veel kõnnitee. Jalutasid ja siis ma nägin 2 ratturit. Aga autosid oli niimoodi, et kilomeeter ette, kilomeeter taha kõik seisis. Et kui ma siukseid asju näen, siis see lihtsalt ajab mind veits närvina. Arusaadav. Ja sa ütlesid ka, et emotsiooni pealt panid selle postituse, eks ole, mis siis muidugi meedia võttis selle üles, aga et kui palju sa üldse tunnetad, et nagu, et sellise avaliku elu tegelased, nagu palju sa pead nagu end nii-öelda, ma ei tea, ohjeldama või tagasi hoidma nagu? Ma olen siukene eluaeg siukene emotsionaalne tüüp olnud, et see on asi, millega ma pean tegelema, et mul on ma olen üldiselt rahulik tüüp, aga mul on võrdlemisi lühike nüüd süütenöör, et kui ma võin teinekord nagu mitte plahvatada, aga ma lihtsalt nagu lähen emotsiooniga nagu peale. Et ma olen teinekord mõelnud, et siis kui sa tunned, nüüd tahaks midagi öelda või midagi, siis hinga 3 korda sügavalt ja võib-olla 5 minuti pärast juba nagu jahtud maha, aga lihtsalt ma olen see on lolli iseloomu omadus, millega ma olen üritanud nagu ennast parandada nagu. Ja. Nädalavahetusel tuli selline veel uudis, et siin Käärie oli olnud siin Eestis ja käis siis mööda baare ja karaokebaare ringi ja siis tuli, et ma näitan, et selline video tuli, kus Käärie on põhimõtteliselt lava peal, eks ole, laulab ja rahvas ei tea. No muidugi ei tea, kui sul seda kostüümi seljas ei ole, kuidas nad võiks ära tunda. Absoluutselt. Ma olen ja rahvas täis, eks ole, ja mitte keegi midagi aru ei saa. No nii on. Aga kas sul on ka siis sellised nagu hetked, kus sa lased lõdvalt, paned kuskile karaokebaari ja laulad nädala lõppu ja või päris seda ette ei tule? Kus kohas me olime? Ma ei mäleta, me olime kuskil välismaal, läksime karaokesse, seal oligi mingi Eurovisiooni eri või mingi, ei olnud Eurovisiooni eri, aga mingi drag queen tegi mingit karaoket. Ma ei mäleta, mis riigis see oli ja see oli, kas see oli kuskil
Hispaanias või Horvaatias või ma ei mäleta enam ja siis paljud tegid seal mingid eurolaule ka loomulikult õhtul ja siis minu sõber läks ja ütles, et kuule, et kas tohib, et pani mind nagu nii-öelda tanki, et ta tahaks ka laulda, on ju. Et ta käis vaata Eurovisioonil, on ju 2 korda käinud, siis ta ütles, jah, muidugi on käinud. ei uskunud loomulikult, me seal vaatasime, seal istusime seal lauas ja siis ta näitas talle seda mingi videod või pilti ja siis tal silmad läksid suureks, et siis aga ma ütlesin, ei, ma ei laula, et sõbrad üritasid mind tanki panna, et ma ikka ei laulnud seal, too õhtu ma ei laulnud, aga ma olen karaokes ja ikka olen käinud Soomes ja kui ma elasin ja soomlased armastavad karaoket ja ütleme Eestis ka ikkagi, alles hiljuti läksime peale, mind viidi, käisime vist 3 erinevat karaoke kohta läbi, nii et õnneks maabusime sinna sellesse privaatsesse, mis on seal vanalinnas, vaata see, kus on omad boksid täiesti oma ette, on ju. Nii et me laulsime seal, nii et ikkagi karaoke fänn tegelikult ei ole, aga lihtsalt sõber on, kes viis mind ja siis meid lõpuks visati, jõudsime seal natuke, ma ei tea, pool tunnikene äkki olime ja siis meid visati pesuveega välja. Nii. Nice. Paljud ilmselt ei tea ja paljud ka tõenäoliselt teavad, et sina oled oma hääle andnud ajatule karakterile autode filmis nagu Pikne fucking McQueen ja ülilege. No õigus, kui ma hakkan mõtlema, see on tegelikult natuke teie natsist generatsiooni film. Absoluutselt, üles kasvatud. See on üks mu lemmik. Sama siin. Täna mul on, minu poeg on 7-aastane, et tema ei tea sellest midagi, on ju. Aga jah, et animafilmide juurde ma sattusin kuidagi täiesti juhuslikult, et kunagi, ma ei tea, mis aasta see on, seda saab ilmselt guugeldada. Siuke multikas tuli veel nagu Shark Tale, kus tegi peaosa Will Smith ja siis nad otsisid Eestist nagu kõik näitlejad, kes hakkaks seda tegema üldse kõikide osade peale, aga eriti peaosa nagu. Ja sealt käisid läbi palju igast Eesti tippnäitlejaid ja ei sobinud, saadeti Ameerikasse vocal teste ja ei sobi see, ei sobi teine ja siis lõpuks nad olid jumala hädas, et ei sobi ameeriklastele ja ei leia. Ja siis tuli ühel tüübil tuli täiesti pöörane mõte, aga kuule, aga vaataks korra selle pilguga, vaataks lauljaid ka nagu läbi, et ja siis kellegi tuli mõte, et kuule, vaatame lauljad hulgas ka ja siis kutsuti mind nagu vocal testi tegema ja siis ma polnud elus sükast tööd teinud, ma polnud kunagi, ja ma mäletan, läksin siin suur ekraan oli ees on ju klapid ja siis pean kuulama seda Will Smithi just seda intonatsiooni, tämbrid, kõik see, kuidas see karakter on ja kõik ja siis ma kuulasin nagu näosaadet, kuulasin seda ja siis proovisin seda nii-öelda järgi teha eesti keelest. Ja siis tegime selle testi ära ja siis tuli vastus, et sobib. Ja sain Will Smithi selle peaosa nagu endale, ma polnud kunagi enne sihukest asja teinud. Ja siis ma tegin Shark Tale'i esimese filmina ja see oli nagu väga äge, lahe, teistmoodi täiesti kogemus ja äge töö ja siis pärast seda vist järgmine oligi äkki, siis tuligi autod ja siis juba kutsuti mind juba autosid tegema. Et see autod oli jah, kõige ilmselt suurem siuke frantsiis ja see oli nagu lahe, et teised olid igast ägedad, see Matut tegi Indrek Taalma, kes on mu väga hea sõber ja super näitleja, mul üks lemmiknäitlejaid Eestis ja tunneme väga hästi, mängisime Endla teatris boybändi etendust 5 aastat, 100 etendust koos ja et jaa, Eesti on ju pisike, aga tore, et näed. Aga kui pikalt üldse nagu selline kogu see protsess sisse lugemine, palju kaus üldse ma enam täpselt ei mäleta, selles autodes oli ikkagi see peaosa oli nii suur koormus, et seal läks, ma ei oskagi öelda, kas läks nädal või täpselt, ma ei jää hommikust, ma ei tea, 10-tunnised päevid niimoodi tehakse, pannakse, jagatakse ära, kui sul on endal kuidas ajaliselt ja stuudiol, et mõni päev teed võib-olla 4 tundi, mõni päev teed mingi 6 tundi, et sa lihtsalt väsid ära ka ühel hetkel, sa pead olema nii kohal, sa pead seal röökima, vehkima, kui keegi kukub, siis karjud seal ja kõik. Et see võtab päris läbi, aga nii, et ma ei mäleta, ma arvan, et peaosadega võib-olla äkki läks mingi nädalakene kokku. Suht kiirelt siis. No jah, aga muidugi pikad päevad, eks ole. Ja järjest lähed ja sinu kõrvas räägivad teised näitlejad sulle inglise keeles vastu, sina pead eesti keeles vastu rääkima ja kohe kuulad seda intonatsiooni, kohe põrutad järgi ja teeb peale. Palju Disney maksab siis? Oi! Ega need Porsche muidu ei tule. Väga õige. Ja kas sa mäletad, mis selle tsitaadiga seda filmi alustasid ka või? Olen kiirus. Palun ütle kaamerasse see ka veel. Olen kiirus. Atša.
super, lapsepõlv. ja see on lapsepõlv. See oli lapsepõlv. Kui mul üks hetk käis see klikk ära, et sealt filmis on, no lapsena ma ei saanud ju vapse midagi aru, aga siis üks hetk käis see klikk ära, et kuule, kurat, see on Koit ju, siis oli küll äge moment ka. Ei no, vaat see on äge roll, jah. Ma ei mäleta, mis aasta see Autod 1 välja tuli, aga see oli ka päris ammu. Päris ammu, jah. Kuidas sa selle hääleni jõudsidki siis nii, et lihtsalt kuulasid seda originaalhäält? Ja ühesõnaga ikka kuulad seda originaal, nagu seda karakterit ja seda intonatsiooni ja seda, et ma ei saanud teha nii, nagu ma Will Smithi tegin Shark Tale'is, ma ei saa samamoodi autosid teha, et siis proovid nagu võimalikult autentselt seda karakterit järgi teha. Ja mõni Will Smithiga oli selles mõttes veel eriti raske Shark Tale'iga, et ta rääkis nagu hästi lauldes. Võib-olla sellepärast oligi, miks lauljale see roll võis sobida, et ta vahepeal falsetiga hästi nagu ilmekat niimoodi ja siis võib-olla lauljal oligi seda intonatsiooni võib-olla lihtsam tabada, nii et aga see Autod oli samamoodi, seal oli ikka möllamist kõvasti. No, seda nüüd küll, ma arvan, nagu peaaegu mitte keegi ei tea, või noh, vähemalt meie generatsiooni inimesed, aga Koit, sina oled ju tegelikult, võib öelda, Eesti reality star. Tuleta mul meelde. Ehk siis Eesti ühes suurejoonelisemas projektis, suurejoonelisemaks projektiks on siis Robinsonid või siis hilisema nimega Džunglistar. Selline projekt. See oli viimane kord, kui Eestis sellist formaati tehti, sellepärast, et meil Robinsonid oli selle kõrval oli ütleme sanatoorium. See viimane aasta, kui meid viidi Malaisia suurimasse rahvusparki džunglisse täiesti. Robinsonid olid kuskil ookeani rannas, kuskil elasid palmipuudal, ilusti rannas, käisid ujumas. Me olime lihtsalt džunglis. Padu džunglis. Ja ma olin vist seal džunglis lõpuks kas 5 nädalat äkki või. Ma olin eestlastest kõige kauem. Ja kuna see asi ma jäin ju haigeks seal, ma sain, keegi ei teadnud, mis juhtus, et mul seal anti aspiriini iga päev, et tundsin ennast nii halvasti, iga päev läks hullemaks. Sul on päiksepiiste, Koit, ära muretse, aga tegelikult läks iga päev hullemaks ja viimased 3 päeva ma nägin 3 ööd džunglis, nägin hallukaid ja mul oli mingi üle 40 palavik. Ja siis ma ju tulin tagasi, ma tegin veel selle finaali ära lätlaste leedukatega ja siis tulin tagasi ja siis juba niimoodi, et ma enam omal peaaegu jalgadel ei suutnud käia, siis mind Bangkokis juba magasin ainult pingi peal ja siis mind tassiti 2 inimese vahel niimoodi lennuke peale, sealt jõudsime Tallinnasse lõpuks ja siis olid kiirabiautod lennujaamas mul vastas ja mind viidi otse Merimetsa haiglasse läbi 2 vaakumuksega, siis skafandrites arstid hakkasid käima mind ravima ja mind nagu vaatama. Et ma pandi igalt poolt vooligud sisse, kõik soolad, kõik lahused, kõik ained mul jooksma ja hommikul tuli, ma mäletan, õde tuli minu juurde seal, siis ütles, et kohi, see on sinu teine sünnipäev, et sa pead, noormeesti sa pead ikka väga õnnelik olema, et oleks 20 tundi hiljem jõudnud Eestisse, siis poleks enam päästa saanud, et ma olin täiesti viimase piiri peal. Nii et ja siis sellepärast ei tehtagi seda enam. Rohkem Eestis ei ole rohkem ühtegi sellist sarnast saadet kunagi tehtud, sest see läks nii üle noad ära lihtsalt. Mingisugune bakter, ma sain džunglis mingisuguse letaalse bakteri, mis oli põhimõtteliselt päevade küsimus, millal ma ära suren. Ja siis mind hakkas ravima seal Merimetsas üks Eesti üks täielik nagu üli siuke šef, siukene hästi siuke nagu siuke James Bondi tüüki, siuke soliidne mees, kes on siuke Eesti kõige kõvem, ma kahjuks nime mäleta, kõige kõvem arst, kes käib Eestis, saadetakse alati kõige hullematesse kriisikolletesse Afrikasse ja kus on mingid ebolad ja mingid muud asjad möllavad, siis tema hakkas mind ravima ja siis keegi ei teadnud, mis mul viga on ja siis mul tehti kõiki teste värke, ma olin seal 2 nädalat äkki, olin seal vaakumustega seal selles kinnises palatis seal ja siis mul lõpuks võeti selgroo üdist võeti nii pika naelaga võeti proov niimoodi, et 4 arsti hoiavad sind kinni, et sa ei tohi millimeetriki liigutada, sa võid muidu halvatuks jääda. Võeti selgroo üdist võeti proov ja siis see näitas, et mul oli näitas lõpus ära, mis mul viga oli. Siis keegi ei teadnud, mis mul viga on. No muidugi, ega džunglis ei saa ju aru ka midagi. Ja siis mul oli mingi ajukelme põletik nagu puukentsefaliidiga ja mul oli keel oli ära kuivanud, ma olin kaotanud oma keha vedelikest, ma ei mäleta palju protsente jõhkralt, nii et mul olid silmavalged olid täiesti tumekollased, mul oli maks läbi, et ma olin nagu täiesti juba nagu reaalselt hakkas juba üles ütlema kõik nagu. Ja siis, väga crazy. Ja siis ma tulin pärast sellest, ma ikkagi tulin mingi aasta, 1,5 tulin välja, nii et ma mäletan, et ma pidin Vanemuise teatris
pidin mingit muusikali hakkama tegema ja siis mul oli nagu tükk tegemist, et mul olid mingid tasakaaluhäired ja asjad veel pärast mingi 1,5 aastat. Et ma ei saanud nagu tantsida ega midagi väga teha, et mul oleks nagu teinekord hakkasin nagu veits ümber kukkuma. See mingi ajukelma põletik ja need muud asjad. Nii et see oli rets asi ja see oli äge kogemus, aga see läks nii üle noad ära, et mul on natuke nagu teine sünnipäev, jah. Et ja muidugi saate nii-öelda meeskonnal ja produtsentidel ja kõigil, ütleme sellel firmal, et kõik mind käidi seal vaatamas ja kõigil oli ikkagi nagu, see oli ikka nagu naljast nii kaugel, et see oli, kõik olid nii hirmul, et pärast seda on vaikus rohkem selliseid teemasid Eestis ei ole teles puudutatud selliseid saateid rohkem. Mitu aastat tagasi see oli? Seda saab guugeldada, ma ei mäleta, see oli päris ammu, et see oli mingi 2004. Midagi sellist. Ja siis ma mäletan, ma olin siis, kui ma seal Merimetsas olin, ma olin sükene täpselt nagu see Tom Hanks seal Castaway filmis, et mul oli 5-nädalane habe, ma olin parkunud süsimust ja ma olin kehakaalust alla võtnud, ma ei tea, mingi 20 kilo või midagi sükest. Ja siis, kui ema tuli mind vaatama sinna, siis ta ei tulnud oma poega ära, siis tead sükene parkunud suure habemega, jõuluvana habemega, sükene kõhna sükene. Ja siis emal kukkusid asjad käest maha ja hakkas nutma, et ta ei tundnud mind ära, et ma olin ikka nii muutunud, et mul on mingi pilt ka veel seal viimastes päevades džunglis, kus ma ise ei tunne ka ennast ära, mul on täitsa teist nägu. Mul on ka mingi pilt siin leitud, see on veel rõõsapois, see on alguses, see on mingi esimesel päeval või midagi sellist, jah. Jah, ja siin oled ka sina, eks ole? Ja, aga see ei ole džunglis, see on vist äkki sinna minnes või mingisugune sealt mingi eelsaade või mingi kogunemine või promoüritus või just sinna sõites äkki või midagi sellist. Nii, ja eks siis teid saadeti sinna džunglisse ja see ülesanne oli see, et te pidite otsima kõik oma mingid toidud, joogid või kuidas see käis? Seal oli mingid kämbid, lätlased, leedukad, eestlased, esimene ühisprojekt sükene ja siis oli džunglis, oli erinevates kohtades kämbid ja siis seal oli me pidime mingid erinevaid ülesandeid asju tegema, võistlema seal ja mõni päev oli üks toidu, ühe terve päeva toit oli üks kanamuna, mille me pidime ise džunglist üles otsima, siis me saime rohutirtse seal ja siis me... Kõike, mida oli leida? Ja siis oli, ega see taga ei leidnudki mitte midagi, me leidsime mingid banaanid, mis tuli nagu ainult mingi löga lima tuli välja, seda ja need ei kõlvanud ka süüa, et siis oli... üritasime seal kala püüda, mäletan lõpuks saime mingi ühe pisikese kala ja tegime sellest uhaad siis tervele seltskonnale, see on kõige parem kalasuppi, mida ma saan, sest et lihtsalt süke nälg oli, et me sõime, ainuke asi, mida džunglis oli kookospähkel, aga mul oligi see asi, et kui ma läksin džunglisse, siis Bounty oli mu lemmik šokolaad alati ja pärast seda ma ei suuda Bountyt suu sisse võtta, sest et kui sa sööd esimene päev kookospähklit, kõik nii tore, eksootiline, mõnus, teine päev kookospähklit juba käib suus ringi, 3. päev, 4. päev, lõpuks niimoodi, et kui keegi kookospähklit näitas, siis oli juba niimoodi, see on siuke kuiv ja raske asi ka ja seda nagu ainult seda pähklit krõmpsutada nagu, et jaa, me olime seal ikka, see oli väga ekstreem üritus oli. Okay. Nii et see oli, meil tuli alati iga öö tulid all, me olime nagu kämbis üleval nagu džunglis, aga sealt nagu alla jõudis lõpuks jõe äärde ja siis tuli, kas oli 3 relvastatud kohalikku mingid Malaisia tüüpi, kes tulid meil iga ööse nagu metsloomadest valvama. Nemad tegid oma lõkke ja kämbi sinna jõe äärde alla, aga meie lasime üleval padu džunglis, kus oli kott pime ja kui need kaanid, mis mööda maismaad roomavad sulle püksi säärde ja sellest ma võin rääkida nii palju lugusid ja ja siis ka kohalikud oma jalga sinna ei tõstnud, kus meie ööbisime elasime. Nemad sinna džungli, nad lihtsalt nemad ei tule, et nad lihtsalt nemad ei tule sinna, aga saate jaoks oli vaja, et meie oleme seal nagu vaat. Ja siis nemad olid jääres, meid püssidega valvasid, aga siis pärast leitigi seal mingisugused tiigrijäljed ja seal oli elevandipere röökis kõrval ja siis iga hommiku kell 5, nagu meil hakkab kukkirama, seal hakkasid terve džungel hakkas karjuma, ahvid hakkasid karjuma džunglis, nii kui päike tõuseb. Nii et saab mingi üle 5 ei saanudki magada umbes, et nii kui päike tõusis, siis kõik ahvid röögivad täiega ja siis ärkad üles ja siis hakkad see toimetama. Just nagu see ööosa tundubki minu arust nagu kõige nagu see hirmsam, et nagu ongi mingi asi fucking kloomab su peale, sul ei ole mingit valgust. Džunglis on nii pime oli, et pimed on, kui sa paned silmad kinni kodus. No nii pime, ma pole kunagi nii pimedat näinud, et seal oli niimoodi ja siis kõik need hääled, mis džunglis hakkavad öösel, kõik hakkavad jahti pidama öösel ja siis ma mäletan, ma tegin silmad lahti ja ma panin käe niimoodi nii ligidale ja tegin nii ja mitte midagi ei näe. Et nii kott pime, et ma ei näe siit kohast ka isegi oma käe liikumist. Täiesti nii kott pime, kui saab olla ja siis ma mäletan esimene öösel
magan seal ja tõmbasin mingid sõjaväe pikad püksid ja sokidel peale või midagi, et jumalast kõik oleks niimoodi bambuse peal magasime dokkide peal, ise ehitasime oma need oinud, kus me magasime lehtedest džunglist tõime ja ehitasime katuse sinna peale, et vihma eest kaitseks ja siis tunnen öösel ärkan üles, et tunnen, et mul püksis ääres mingid asjad liigutavad niimoodi ja siis mitte midagi ei näe, kott pime on ja siis hakkan kätega katsuma, vaatan mingid nii suured kaanid täis söönud olid mul püksis äärest niimoodi. Ja siis kui ma lõpuks saan aru, et need on need siuksed nagu, nii suured siuksed täis söönud kaanid on, siis ma pole harjunud ka, siis sain need kuidagi midagi kätte ja siis nad jäävad sul näpu külge kinni igal poole, siis üritan need ära visata oma kõik püksid, need olid juba verest täis söönud kõik vaata ja siis jälle tõmbad kõik sokid peale, kõik niimoodi ja siis niimoodi proovid seal nagu edasi jälle magada ja siis lisaks sa pead kogu aeg hoidma ka lõket elus, et see on ainuke asi, mis kaitseb metsloomad ja muude asjadest ja natuke sooja annab, nii et ei, see oli päris enam once in a lifetime kogemus, eks ole. Jah, seda küll, jah. Peaaegu viimane kogemus. Keegi vabatahtlikud, ütleme, see nii ekstreemseks, ma ilmselt ei läheks oma puhkusereisile, ei läheks. Seda niikuinii, eks ole. Ma leidsin põneva sellise, ühest artiklist leidsin põneva Kriegeri tsitaadi. Erich Krieger. Just, et Erich Krieger laulis ikka iga õhtu meil pistuda lauluga. Aga teil lubati nagu mingid asjad kaasa võtta? Igaüks võis ühe asja võtta. Jaa, Erich võttis kitarri, see on selge, seda ma mäletan. Okei, klassik. Mina võtsin ühe asja, ma mõtlesin, mis asja ma võtan kaasa. Ma läksin jahipoodi, ostsin siukse suure Rambo noa, täpselt nagu Rambo siuke, kus on taga need sakid ja siis on metsad saagida ja siis siuke tõsine nuga ja siis käepideme sees, siis ma panin sinna niidi, nõela, soola, pipra, mingid siuksed elu. Käepideme sisse. Kõik, et kõige eluks vajalikumad asjad. Ja tänu see päästis meid sellega, me tegime pärast, ma mäletan seda sellisest kalast uhaad seal, nii et kõik, see on kõige parem kolas. Just. Ja üks Krieger oli veel midagi sellist öelnud, et igatahes Koit Toome suutis Läti eks-mississe päris tõsiselt ära armuda ja kui tuli hääletamise koht, hakkas ta vastupidiselt varem kokkulepitule mingit soga ajama ning päästiski oma silmarõõmu välja kukkumisest. Järgmises voorus võis tal küll päris õnnis tunne olla, kui lätlanna teda ennast saatest välja hääletas. Igatahes mingi selline ma ei mäleta, seal läks mingisuguseks, ma mäletan mingiks sogaks seal läks ja hakkas mingisuguseks mingiteks stiilideks või mingiteks usitamiseks seal läks ka oma vahel, aga seda ma enam tõesti ei mäleta, et see on ilmselt asi, mida ma olen tahtnud kuidagi ära unustada, et ja võib-olla see on ka nii oluline, ma mäletan, et mingid inimesed üritasid hakata seal mingi diile asju tegema, et see mul on meeles, aga ma enam täpsemalt ei mäleta. Kujutan ette, kui seal on korralik survival ikka iga päev, siis sul on need inimsuhtede välja hääletamine ei mängi rolli. Seda ma olen isegi öelnud pärast seda, olen paar korda seltskonnas, et see on uskumatu, kui kiiresti inimene nagu loomastub, kui sa oled sellises olukorras. Et kõik, ma mäletan meil nagu meelega, et seda kontrasti rõhutada, et meil oli viimane enne õhtu, kui me džunglisse viidi, oli selle Burj Khalifa vastas mingisugusest, tead, kas 5 tärni hotellis oli õhtusöök, kus sul on nii kõik toidud ja kõik asjad, kõik on lookas, söö ennast toimetuks. Ja järgmine päev maneks autokasti ja džunglisse ja tuk-tukkidega ja siis veel autodega, asjadega ja me panime seal mööda jõge ja siis ja ma arvan, et läks mingi 5 päeva, inimesed on näljas džunglis, neil ei ole midagi, praktiliselt sa oled seal ainult, sul on üks särk, ühed püksid ja sandaalid ja siis Erichil see kitarr ja mul see nuga ja that's it. Ja vaata ise, kuidas ellu jääd, noh. Ja see, kui sa oled näljas ja kuidas lõpuks keegi sai mingid sööksid näppudega, ükskõik vahet mustade näppudega sööd lihtsalt nagu kuskil tead filmis, noh. See on täitsa, see oli uskumatu, et kuidas kõik sellised ära unustadest. Noh, linna nagu kultuursed inimesed ikkagi on ju, tulevad linnast ja siis kui kiiresti inimesed loomastuvad sellises olukorras, see oli täitsa ulme nagu kuskil zombifilmis, noh. Kui läheb ikka jamaks, siis on ulme, kuidas inimesed muutuvad. Veevarus janti või need... Ainuke asi, mis oli meil, mis oli korraldatud poolt oli vesi. Ma mõtlen ka, et seal on ju päris niiske ja palav kogu aeg, et ilma veeta oleks crazy. Aga kõige hullem asi oli need maismaakaanid, sest et seal oli siuke, et need on kehasoojuse peale tulevad, et see, kui sa džunglis oled, nii kui sa seisma jääd, siis sa näed, kuidas igas suunas kaanid hakkavad sinu poole tulema, et sa pead kogu aeg liikuma nagu.
et kui sa oled pikalt nagu siis nagu magama nagu ei jäägi. Algus oledki varvast ja vahel kõik olid varbad vahes ja kõik jalad olid neid kaane täis. Ja. Ja siis kui sa liigud, siis nad ei saa, aga kui sa nagu liiga pikalt oled ühe koha peal näiteks, siis nad on juba sul kuskil varvaste vahel ja püksis ääres. Nii et harjusid putukatega ära. Sellega alguses oli nagu, pärast oli jumalas. Nii et mingi veri jookseb, mingid kaanid viskad ära, läheb jälle edasi. Suvel on sääskedes savi, jah? No jah, ütleme nii. Okay. Karm. Tüübid püüdsid mingi püütoni kinni ja mingi tarantli panid ka kingakarpi elama ja tänapäeval vist pärast nagu mingi tiigri jäljed seal ja seal oli ja. Tänapäeval vist päris nagu sükist saadet enam nagu teha ei saakski. Ma kardan, et täna oleks päris keeruline sükist saadet teha, jah. Et mul pärast oli ka palju igasuguseid nupumehi, kes kõik ütlesid, et ka kaeba kohtusse, et kui oleks Ameerikas siuke asi juhtunud, siis ma ilmselt ei oleks kunagi eluks saaks kindlustatud olnud. Ma ei kujuta ette palju mingid advokaadid oleks miljoneid sealt välja pärast on ju pigistanud. Iga asja eest. Aga kõik hästi paljud olid ümberringi kaeba kohtusse ja mine kohtusse, nii, aga ma mõtlesin, et käid seal, ma ei tea, mitu aastat kohut ja lõpuks saad mingisugune, ma ei tea, 10 000 krooni või ja siis mingi vabanduse kuskil, et mina ei tahtnud seda jama ette võtta ja tegelikult tänaseks me oleme Ruuduga ju kõik need näosaated, hiljem terve ajalugu pärast, kui tulevikku kõik see asi oleks, kui ma oleks nendega hakanud kohut käima, ma oleks elu täiesti teistmoodi. Me oleme täna Karelsoni ja Ruuduga ja kõigi nendega inimestega väga head sõbrad ja väga head lähedased inimesed, nii et jah, aga nii oli jah. See oli ilmselt kõigile šokk ja selline negatiivne üllatus, et ei olnud arvestatud, et see asi võib nii karmiks minna. Ja millal teeb siis Koit Toome oma reality TV show comebacki, et üks nädal Koit Toomega või? Kuule, ma olen ise selle saatesarja suur austaja. No näed. Patustad natukene sellise saatega ja siis lähed kabelisse ja palud andeks. Paar aastat tagasi tegime seda pöördes autosaadet terve suvi, filmisime, see oli üliäge suvi ja see oli Elises on ju, et see oli mu elu kõige, selles mõttes kõige kihvtim, kõige elamuste rohkem ja kõige ägedam suvi, mis mul on olnud. Et kuule, mul oli suve lõpus kõige viimane siis saate salvestus oli mul Audru ringrajal Vormel 1 experience, et ma sõitsin Williamsi Vormel 1 Audru ringrajal, see oli minu viimane saade. Minusuguse petrolheidile, kes on nagu väikesest poisist peale vaadanud poistega ja seal Vormel 1 ja kõike motorsporti, siis mingid trikilennukitega surmasõlmesid ja vabalangemisi ja kõik need asjad, mis seal suvel sai ära tehtud, see oli retsuvi. Seal sa said ka sõita väga legendaarse autoga Porsche Carrera GT. Just nimelt, ja see oli ka üks selline, see on üks niisugune väga haruldane auto ja väga eriline. Manual 600 hobujõudu. Viimane manual hypercar nii-öelda, kus on selline sidur, mis võtab umbes millimeetri ainult ja see proovid sellega. Kätki ei teinud. See sidur maksis, kas 24 000 eurot on sidur või? Ja kui sa seda nagu liiga nagu põletad läbi, siis on läbi sidur. Et sa 2 varianti, kes sureb välja või siis põletad siduri kärsatad läbi. Aga suutsin harjutasin, ma olin sellega veel, jumal, see on jälle nii palju lugusid tuleb sellega. Ma pidin filmima seal kuskil kesklinnas Kaubamaa ümber linna tingimuses, kus sa pead autode vahel jääma seisma ja siis libistama, kohalt minema. Ma pole eluses autoroolis nii stressis olnud. Et lihtsalt see, et selle autoga üldse sõitma õppida, et see oli, ma pole kunagi nii keskendunud, et nii fookuses olnud, et see, et autoga üldse, mõtlesin jälle, kui pidi seisma, ma pean jälle uuesti kuidagi kohalt ära saama. Aga lõpuks poole päeva, mingite tundidega seal ikka karjus nii palju ära, et ma sain selle nõksule näits pihta, kuidas on kõige lihtsam sellega nii minna, et sa enne loeti just sõnad peale, et kuule, Koit, et kui sa liiga seda libistada ei saa, siis on kõik sidur läbi. Vajutada said ka, jah? 600 hobujõudu tagaveoline. V10 tagaveoline ja see Le Mani tegelikult jaoks ehitatud võidusõidumootor, mis teeb sellist häält, et mul oli reaalselt ainukene kord elus, kus mulle pisarad tulid silma, kui ma selle lasin nagu lõõrid lahti ja kuulsin seda häält, see on veel lahtine auto. Lahtine ja mootor on kohe taga ju, kohe selja taga. Sumbud ja otsad on sul kohe selja taga. Mõlemal pool, jah. Mul oli täitsa niimoodi, et mul oli kananahk ja siis pisarad tulid silma. Mul tuleb kuulates, ma olen ise räme petrolhead. Rääkisime siin just Vormelist ja Porschest sellest haruldasest. Mis on, kas nende kahe vahel või siis mis on üleüldse kõige
kuidas ma ütlen, meeldejäävam sõidukogemus? No need kaks on kahtlemata nagu kindlasti nagu kõige siuksed emotsionaalsemad kogemused, aga üks on meil olnud väga lahe, olime bändiga Chicagos, kutsuti meid. Chicagos on Eesti vanim Eesti maja. Ja nendel oli 50 aasta vist, äkki ma võin mingi faktiga veits eksida, aga minust oli mingi 50 suur juubel ja siis kutsuti meid sinna bändiga esinema Chicagosse ja siis see host, kelle korteris me elasime seal kohe Trump Toweri vastas täiesti Chicago kesklinnas seal, ma ei tea 80. korrusel või 65. ma ei mäleta, väga kõrgel ja siis temal oli lahtine tuttuus Lamborghini Huracan ja siis see on mu elu kõige kehvim nagu tuur, mida mul on linnas tehtud, et ta laski mul sõita, läksime garaaži ja me läksime, pani mind rooli ja siis me kruisisime terve Chicago ristipõiki läbi sellega, selle Huracaniga lahtisega, et see oli nagu jälle, see on niimoodi ekskursiooni kellegile teha, tutvustada linna on nagu päris no eriti kui oled räme autofänn, siis nagu läheb korda. Räme autofänn ja see oli just see Huracanil just välja tulnud, et see oli siuke, see oli äge. Kui veel korra rääkida sinu loomingust, et Lembelaulik sinu kohta öelda pigem ei saa, aga õnneks Uku Suviste võttis selle teatepulga ammu juba üle. Okei, natuke shade Uku Suviste. Ei no, kui sa nii ütled. Aga sinu Uku kõik on hästi, me oleme Ukuga väga head sõbrad, me teeme koos igast projekte. Ja joke'i. Igatahes, sinu kohta võib öelda, ma usun, süke tugev vundament meie kullafondis. Et ja rahval on kindlasti ka teatud ootused sinu ja sinu loomingu suhtes, et palju sa ise muusikat tehes nagu neid ootusi kuidagi tunnetad või? No mul on ilmselt kõige suuremad ootused on ise endal. Et see on ka põhjus, miks ma nii vähe ilmselt teen muusikat ja nüüd jälle väga pikalt teinud, et ma olen ise nagu hästi ma olen see loll, kes kunagi ei ole rahul, et mul see perfektsionism on mul eluaeg olnud ja tänu sellele on nii raske muusikat teha, sest et ma ei ole oma asjadega kunagi rahul. Ma just ei ole peaaegu elus ühtegi asja teinud, millega ma pärast mõtlen, et see oli nüüd see on et nüüd ma olen rahul. Võib-olla on võib-olla mõni lugu, võib-olla mälestused ja mingi, võib-olla nädala lõpp ja mõned üksikud lood on tehtud, mida ma olen nii-öelda ise otsast lõpuni nagu teinud ise laulu, ise produtseerinud ja nii-öelda otsast lõpuni ja et see visioon, mis sul alguses peas on, et see lõpuks ka niimoodi lõpuks lõpeb, kui sa mixid masteri tehtud, et sa kuulad seda raadiost, mõtled, okei, et see tekst õnnest. Et ma olen ja minu jaoks on alati vaja seda kust head meeskonda või head partnerit, mingit kaasprodutsenti või kedagi, kellega oleks nagu leiaks ühise keele, kellega oleks täiendaks teineteist. Mina ise ju tekste ei tee, mul on vaja nii kedagi, kes teeb nagu teksti, keegi, kes aitab kaasprodutsent, kes aitaks selle nii-öelda kokku miksida. Ma ei ole ise siuke masterdaja miksi, et ma ei hakka, las teevad need, kes oskavad hästi, et kes paneb selle soundi lõpuni valmis ja nii edasi ja üldse, et kuidagi ma olen alati nagu ma olen lihtsalt ise nii kriitiline nende asjade suhtes, jube raske, see teeb selle muusika tegemise juba väga raskeks. Et mul on enamus asjad, mis ma olen teinud, need jäävad sinna sahtlisse või ma kustutan ära, ma teen mingi poole peale ja siis ma saan ikka aru, et ei ole see ja, või need, kui palju ma olen elus nagu pettunud niimoodi, ma olen mingi hullut vaeva näinud, teed mingisugune, ma ei tea, 3 nädalat mingit lugu seal nokitseid ja siis pärast kuulad raadiost, see ei soundi ja kuidagi ei ole see ja mingi, kas on mingi, miks ei ole paigas, master ei ole paigas, midagi pumpab kõik on kuidagi sound on pekkis, see võtab mul niimoodi moti jälle maha, et ma ei taha tükk aega midagi teha, nii et aga mul on tegelikult eks mul ikka on, see on iga, ma arvan, artisti jaoks, kuigi ma täna võib-olla olen rohkem ikkagi selline pigem juba kontsertartist, et mida vanemaks sa saad, et niikuinii seda raskem on kuskile raadioeetrisse saada oma lauludega ja selles mõttes, et My Hits pole kunagi ühtegi minu laulu mänginud, sest nad juba ammu, ma ei tea millal ütlesid, et see on mingi pensionäride muusika ja seda me ei mängi umbes. Et selles mõttes, et muidugi mul on võib-olla selle kõige suurem kuklas mul see tegelikult selline soov või selline olekski, et ma tegelikult ikkagi tahaks veel mingisuguse täitsa nagu plaadi teha. Aga selleks ma pean leidma endale väga mingi õige inimese kõrvale, kellel oleks motti ja nagu mingi sinuga mingi 3 kuud kuskil stuudios hommikud ja hommikust õhtuni või ööd ja päevad istuda. Et ma olen seda just rääkinud, kui vanasti oli see, et
kui ma tegin Kaugele siis plaadi 2010, siis oli veel need ajad, kus müüdi veel plaate ja asju. Et sa teed, ma mäletan, me läksime jaanuari alguses, läksime minu sinna garaaži, sinna Koopasse, seal Pääskülas. Jaanuari alguses tulime märtsi lõpus välja ja meil oli plaat valmis. Ja ma mäletan, et me müüsime seda plaati, ma ei tea, kas mingi 8,5 või 9,000 plaati äkki. Et see oli ikkagi mingi reaalne raha, et me sellest sai makstud produtsendile ja pillimeestele ja miksijatele ja masterdajatele ja sellest sai tehtud kujundused ja mingisugused videoklipid ja asjad, et oli nagu mingi budget on ju. Täna on tänapäeval on süsteem täna on täiesti risti vastupidi, täna on see, et sa lihtsalt maksad peale. Isegi seda, et sa Spotify'sse sa paned loo, sa maksad ise peale. Et kui sa tahad, et see ka pärast sinu surma veel seal oleks, siis maksad veel juurde sinna ja iga asjast maksad, on ju. Ja tegelikult eestikeelse muusikaga sealt midagi tagasi teenida on nagu praktiliselt võimatu midagi, no. Et ülivähe, no. Et sealt ei tule, ma mäletan, mul oli nüüd veel lood, kus YouTube'is miljoneid kordi vaadatud, ma ei olnud sealt senti pole kunagi saanud. Ei, vast, et YouTube'ist vanasti Eesti artistid ei saanud, sest et see mingisugune leping tehti hiljem hoopis. Et näiteks kõik valged ja kõik need igasugused mingisugused veel mingi aeg tagasi oli nii, et Eesti artistid YouTube'ist ei saanud senti ja see on küll crazy. Nii et tegelikult diskrimineerimine täielik. Nii et täna on lihtsalt see, et artist nagu siis teenid nagu esinemistega nii palju rahad, siis sa saad seda muud asja, kui sul ei ole mingi plaadifirmad selle nagu siis pead ise seda kõike ju finantseerima, kui tahad muusikavideod endale teha või sinul on lihtne, siis nad ise endale on ju, aga mina ei oska muusikavideod teha, siis kui sa nii, et ikkagi lased kuskil miksida, masterdada, mingi produtsent, kõik maksab muidugi. No eks ütleme minul, milles see tulnud on, et ma olen hakanud ise tegema, ongi see, et kui selles mõttes, et ei ole ju noore, nagu ma hakkasin tegema, see ei olnud ju raha kellelegi, ei olnud mingit raha kellelegi maksta, ei olnud mingeid võimalusi, siis oligi see, et siis võtan YouTube'i lahti ja kirjutan sisse, et how to make a music video, eks ole, ja hakkangi otsast minema. Ulme muidugi, kuidas läbi YouTube on inimesed mida on kõik endale selgeks õppinud. Et kui ma just nägin Kohver, ütles tema õppis kokkamise YouTube'ist ära, sina soitad, et sa õppisid videosid tegema. Minul natuke selles mõttes, mina samamoodi hakkasin kunagi produma ja nagu hakkasin pusima ise laule tegema. Mul oli sama asi, et ühel hetkel, kui see 90 läbi ja ma istusin, mul ei olnud mingi plaadifirmat, mul ei olnud mitte kedagi, siis mul ei jäändki midagi muud üles, ma pidin hakkama ise nagu lugusid tegema. Et muidu ma istuks lihtsalt kodus käed rüppes ja ootaks, et äkki keegi helistab, aga ei helista, selles mõttes, et kui sa ise ei rapsi, ise ei tee, siis ei juhtu midagi. Ja siis hakkasingi 90 lõpus, pärast Eurovisiooni ma tegin esimese sükse katsetuse selle rohelise plaadi, oma esimese sooloplaadi, et seal, kus Allikas oli peal ja proovisin elus esimest korda siis ise nagu teha terve plaadi oma lauludega ja ise kõik arranžeerida, ise produtseerida. Et see oli, täna kuulad, see on sükene nii nagu ta on, aga see oli sükene, mul oli tollel ainult üks süntesaator ja umbes esimene arvuti, mis ma olin oma suvetuuri rahadest ostnud ja esimesed mingisugused odavad mingid vene kõlarid ja mingid asjad, aga sai tehtud. Muidugi. Aga üldse, kui sa mainisid, ütleme 90-ndad ja sinu seda algusaega, see aeg, kui me vabanesime Nõukogude Liidust ja ma kujutan ette, et ongi siis nagu haige mingi meelelahutuse süke buum või nagu kõik kuradi panevad lõpuks lastakse vabaks, eks ole. Eesti kontserditel oli, Eesti artistide kontserditel oli lauluväljakutel rohkem rahvast, kui ma täna näen välismaa artistidel. See oli täitsa ulme. See oli nii teine aeg, et seda ei kujuta üldse ette, minu esimene nii-öelda esinemine ülesastumine oligi Pärnu Vallikäärus, see oli Eesti Hit 3 suur gaalakontsert, kus oligi seal enne mind esines just Kuldne Trio ja siis Jam äkki või keegi oli. Ja siis ma mäletan Kuldsel Triol oli see, et ma ei mäleta, kellele seal anti, et ei olnud mikrofoni, ei olnud kuskilt, ei olnud mingi mikker oli puudu ja siis mingi turvamees andis oma selle lambi või selle pani sellega ära ja kõik ei olnud mingit probleemi. Ja oligi nii või? Täitsa crazy, ja ma ise nägin oma silmaga. Et ja vaata tollel ajal ju, kuna tehnika ei võimaldanud ja ei olnud, siis keegi ju kõik ju tegid lipsinkisid, mingi hetk on ju, kus tuli see süke minidiski ja mingi põhjadega ja see tümaka periood peale, siis ei olnud pille, ei olnud ju midagi lihtsalt on ju, ja siis pandi tati või minidiski pealt lugu käima mitte kedagi huvitanud ka absoluutselt, ei seganud kedagi. Mina hakkasin hullult põdema, et mingi hetk ma mingi paari aastate pärast ma hakkasin ikkagi rääkima kuulge, et äkki paneks bändi kokku ja võtaks pillimehed ja prooviks laivis laulda ja nii, siis mul Koit, kas sa tead, mis see kõik maksab? Et siis on ju sul on vaja
vaja siis tehnika rentida ja kõik ja siis, no kui kõik teised teevad, on ju, siis aeg oli selline, noh, mingi hetk siis, ega ma ei jaksanudki väga kaua seda teha, et mis me tegime seda 3,5 aastat midagi. Et siis sai see pidu nagu läbi. Kas sul on mingi muusikažanr, Koit, mis sa tunned, et sul on veel nagu tegemata või et ei oska või ei ole jõudnud, aga et kurat selles žanris tahaks ikka teha? Kunagi ma nooremehena nagu väga palju ikkagi istusin oma koopas ja nagu ööd läbi muudku tegin mussi ja just nagu käe harjutamise mõttes mõni öö tegin mingisuguse country-loo, mingi ööd proovisin, tegin mingi rockiloo, tegin mingi tümakaloo, mingi isegi folgi lugusid proovisin teha, et selles mõttes lihtsalt nagu mõnes mõttes nagu lihtsalt see, et seda õppida ja siis teha, siis ma tegin hästi erinevaid asju. Enamus need kõik 99% jäidki sahtlisse või läksid prügikasti, aga ma ei oska öelda selles mõttes, et ilmselt võib-olla tänu sellele, et ma olen ikkagi eluaeg nagu muusikaharidus saanud, et siis mul, mis on mõnes mõttes ka nagu võib-olla miinus, et ma olen natuke liiga palju liiga palju õppinud seda muusikat selleks, et teha nagu siukseid lihtsaid inimestele lihtsaid lugusid. Ma teinekord nagu isegi imetlen nagu mingid siin Eesti tippeliloojad või produtsente, kes suudavad teha hästi lihtsalt. Et ma hakkan ikkagi mõtlen üle, kas teen liiga keerulise harmoonia või natuke liiga keerulise mingisuguse vormiga või mingid kaldumisi. Ja see on see, et ja vaatad, teine teeb täiesti tuima naaga, hästi simple siukene mingi 3 tuuri laulu ja toimib rahvale nagu läheb, on ju. Et see teinekord on jälle võta nüüd kinni, et on see kasu või tuleb see kahjuks, et mõne teine koha, ma tunnen teinekord, et see on nagu kahjuks tulnud, aga et ma ei tea, et mis sul tegemata on, hardstyle ja drum and bass ma ei jaga sellest muffiga, mul on endal meeldinud eluaeg selline ikkagi nagu meloodiline musa ja ega ma ei hakka, minust ei saa kunagi folgimeest, kuigi mulle väga meeldib igasugused Curly Strings ja igasugused sellised ansamblid, väga siuke musa meeldib. Aga eks ma ikkagi, ja kuna ma kidra ei oska mängida, siis ka minu laulud ja minu nagu produd asjad on rohkem, sa kuuled kohe ära, kas on alati sa kuuled ära, kas on kidramees teinud loo või on see klafimees teinud, et see on absoluutselt teine mõtlemine. Et ma ei saa keeruline mul mingit kidra riffi põhist mingit rocki teha, et kui ma ise kidra ei mängi, on ju. Nii et eks see kõik see sinu taust ja see, mis pilli sa mängid ja mis musa sa oled lapsena kuulanud ja see kõik mõjutab nii palju, et eks tuleb ikka, ma arvan, las igamees jääb oma liistude juurde, eks ma sellist ikkagi sellist, ma meloodilist siukest ja popi ja siukest asja ikkagi teen, mis ei tähenda seda, et ainult mingid kiired tümakalood või ainult mingid ballaadid, vaid nagu oli Kaugelisi plaadi peal, mis iganes, et ma tahaks just, et oleks hästi, on ballaadi, on kiired lugusid, on mid-tempo lugusid, on erineva nagu mingi sellise vaibiga lugusid. Jaa. Nii et kui kellelgi on väga hea laul või väga hea sahtlis, et siis ootan neid laula. Jah, ja kui sul on mingi žanr, mis sa arvad, et milles Koit Toome võiks laulu teha, siis anna kommentaarides märku. Mis sina üldse, Koit, praegu arvad, ütleme praegustest muusikatrendidest, mis praegu maailma kütavad või ütleme kas või siis ütleme AI muusika on tegelikult praegu ju see on täitsa crazy. See on crazy. See on täiesti crazy. Ma olin just hiljuti ühel peol, suurel juubeli, väga fancy juubeli peol, kus Eesti üks parimad DJ-d lasi õhtu läbi muusikat ja siis tulevad minu juurde inimesed ja ütlevad, et pandi mingi lugu peale, et tunned ära, kes laulab. Mul on tavaliselt see, et ma kuulan, piisab 2 sekundist, ma tunnen kohe ära, kes laulab, hääle järgi, intonatsiooni kõik järgi. Ja kuulan seda lugu ja mõtlen, et Tanel Padar ei ole, aga meil ei ole Eestis sellist lauljat. Ja, see on AI lugu, eesti keeles mingi lugu tehtud, uus lugu, lihtsalt AI laulab, AI tehtud lugu, sama asi suvel olin. Mitte Florian va? Ei, täiesti veel mingi täiesti. Ja eesti keeles lugu, tellitud selleks juubeliks nagu tellitud lugu. Ongi nii, jah? Ja DJ lasi seda mitu korda õhtu jaoks. Ja nagu kõlas, ütleme, nagu kõlas niimoodi nagu täitsa nagu õige eesti keel. Täiesti nagu õige eesti keel, jah. Okei, seda ma polegi veel niimoodi kuulnud. Sest seal Florianil on nagu kuulda, kui on natuke AI, mingid sõnad ta ei ütle nagu puhtalt välja, on seda robotit. Aga võib-olla kui väga pingsad, ma olin rahva sees peol, kuskilt oli suurtest kastidest. Minule tundus, et täiesti normaalne eesti keel. Ja ma alguses mõtlesin korra, et mingi roki lauljad, mõtlesin, et Tanel Padar ei ole, ei ole sellist lauljat, ei ole Eestis. Ja siis mulle öeldi, see on AI lugu ja siis lasti õhtu jooksul lasti mingisugune 2-3 AI lugu seal. Oli tead? Ei,
täiesti normaalne lugu, no. Et selles mõttes, et kui kunagi öeldis, kui trummimasinad tulid, et trummarid jäävad töötuks, et nüüd on laulu kirjutavad, siis järgmised, kes töötuks jäävad ja et kui sina pusid seal 2 nädalat nokitsed mingit laulu, siis AI teeb selle 5 minutiga valmis. Sa ei pea oskama ühtegi pilli mängida, sa ei pea oskama laulda, sa lihtsalt, see on tegelikult nagu päris scary nagu tulevik, mida ma nagu natukene nagu õnneks ole. Ja see on alles praegu esimesed lapsesammud, sa kujutate, mis 5 aasta pärast on. Nii et ma natukene, ma ei taha kõlada pessimistlikult, aga ma natukene kardan seda, et meie generatsioon on natukene mõnes mõttes nagu viimane, kes on saanud seda nautida, kus veel maksis nagu, ütleme, andekus ja sa oskad mingi väga hästi mingi pilli mängida ja väga hästi midagi laulda, et tänasega tegelikult, kus oskad väga hästi neid programme, neid asju, siis sa ei pea oskama ei laulda, ei ühtegi pilli mängida, lihtsalt sul on mingi karakter ja mingi idee ja tuleb, noh. Et, see on mingis mõttes, ma olen nõus, see on nagu hirmutav, eks ole, sest ma samamoodi ju laulukirjutaja, produtsent ja siis ongi, ma olen ka ise testinud selle AI-ga nagu teinud mingeid erinevaid nagu track'e seal lasknud ja kurat, need soundivadki nagu juba, ütleme, et nad on, ütleme seal mingi 70% peal praegu, aga noh, see on ju kõik aja küsimus, kui ta on nagu lõpuks 100 või kuradi 150. Need on praegu esimesed sammud alles, mõtle, mis on 3 aasta pärast, 5 aasta pärast. Et ma ei suuda mitte kunagi mingi arvuti AI-ga konkureerida, kes teab, võtab terve interneti taustaks ja mina siis üritan põlvatsas oma seal Tabasalu oma Mancave'is mingit laulu teha seal, eks ole, mõtled, et mis soudi ma siia panen, kuidas ma seda teen. Arvuti teeb sul mingi minutiga valmis selle. No jaa, aga siis sa peadki mõtlema, eks ole, et kuidas siis ma ei tea, läheneda kuidagi värskelt, eks ole, et noh. Ma mäletan, et kui ma olin suvel, olin tuttavate juures, olime Noarootsis ja metsas mängisime rannatennist ja äkki pandi sangast see lugu, see Floriani on ju, Moment on lesbi käima on ju. Ja mul oli esimene, ma ei teadnud sellest mitte midagi. Ja siis ma mõtlen, et täiesti pekkis geniaalne lugu. Ja üli hästi laudud ja proovin ise laulda, mõtlen, et ma ei laulu isegi seda lugu ära. Et ei ole võimalik, Eesti on nii väike, et kus siukene laulja nüüd tuli, et ma olengi päeva peal töötuna, et tuleb mingi ment laulab lihtsalt nii super hästi ja hea meloodia on ju täitsa crazy'd, mis kohe sõnad on ju, mis jäävad meelde. Ja siis ma mäletan, et ja me kuulasin, sellest sai mu üks suve lemmikumaid lugusid nagu väga catchy ja ma mõtlesin nagu vanakooli estraad ja nagu veits uus ja kõik kokku ja ülija meloodia ja siis ma mäletan, me olime seal Neo saates, ma olin ühes saates, olin kohtunik nüüd siin sügisel ja Jüri Potsman tegi Floriani ja ma just tahtsin hakata nagu kommenteerima, et et see on mu suve lemmiklugu ja mulle ülgelt meeldib ja siis Karelson jooksis produtsent, et ära Koit, et ära midagi, ära loo kohta midagi ütle, et see on kõik AI-ga tehtud, siis ma sain teada, et see on AI-ga, ma ei teadnud, et see AI-ga tehtud. Ja siis, kui ma nägin esimest korda Anu saates nägin siis Floriani laivis laulmas, siis ma sain, okei. Et siis, kui ma nägin, kuidas ta tegelikult laivis laulab, siis ma sain nagu aru, mis siin toimub, et okei, siis ma hakkasin uurima ka, et oota, mis siin toimub, mingisugused tüübid teevad mingid laula ja mis täiesti crazy. Ja siis mul nii et jah. Ma olen nõus, see lugu ka, ma suvel kuulasin seda, alguses ka mõtlesin nagu, kurat, et kes see esiteks laulab selle, sest tõesti, samamoodi ma hakkasin ka kohe nagu mõtlema, et okei, et mis kõrgused nagu, aga see ei olegi inimlikult väga nagu võimalik seda nagu laulda, eks ole. Et ja pluss see, et mingi estraadid touch seal sees on ja nagu seob mingid nagu vana Eesti soundi. Nagu Jaak Joalat natukene mingid vana estraadi siuksed. Geniaalne tegelikult, eks ole. Kõik on nagu täiesti geniaalne. Mind ongi räägilt huvitanud, ma pole saanud Florianiga rääkida sellest, et kui palju see tegelikult see AI nagu on, et noh. Siis ütle mulle ka, kui sa teada saad. Eks ole, et kui palju see AI nagu mõtles seda, et kas see oli, ta pani ühe prompti sisse ja siis tuligi see laul kohe see. Mina ei tea sellest üldse mitte midagi, ma ei ole ühtegi seda programmi proovinud või näppinud, ma isegi tea, mis programmid need on, et sina oled vist natuke neid vaadanud, on ju, aga noh, ma ei ole kunagi väga süke patsiga poiss olnud, mul on alati, kui mul on midagi arvutiga või stuudioarvutiga teha või midagi installeerida, siis mul on üks sõber, kes tuleb jänedalt kohale ja veedab 2 päeva minu juures või 3 päeva ja saame jälle ilusti programmid peale ilusti. Okei. Ja mis sa arvad, mis siis Eesti muusikamaastikult praegu puudu on? Ma ei oska öelda, ma näen seda, et lihtsalt hästi palju on Eestis nagu
Ripakil palju andekaid noori ja andekaid artiste, kellel selles mõttes Ripakil, et väga palju andekaid, kellel ei ole nagu tööd väga ja kellel ei ole leidnud nagu oma kohta või oma meeskonda või et kes siis on, kes läheb küünetehnikuks ja kes läheb seda tööd tegema ja teist ja kes, et on sunnitud nagu siis et sa pead kuidagi ära elama siis mingid muu ja siis kes siis kaua on ju vastu peab, et kas ka palju sul on seda sisu ja seda niisugust jonni, et sa ei jäta, on ju, sa ikka proovid edasi punnitada, et kui omal ajal, kui meie alustame meie generatsioon, siis oli selles mõttes nii palju ikkagi lihtsam, et konkurents oli nii palju väiksem, kus olid ikkagi hea laulja või mingi, sul oli see mingisugune karisma või olid väga hea pillimees või siis sa leidsid nagu kergemini oma kohad. Täna on see, et väga palju on andekaid ja tuleb iga aasta juurde ja aga nad tulevad ja siis natukene nagu väga tihti ikkagi kaovad. Et jube raske on nagu jääda selles mõttes, et kas siis sa võid, et kes ei leia omale õigeid laulukirjutajaid, õige produtsente või ei saa plaadifirma lepingut või et ise ei oska võib-olla laule teha ja siis ongi see, et sa jäädki ootama, et kas nüüd keegi mulle teeb mingi laulu või ei tee ja noh. Ma ühtepidi olen sinuga nõus, samas ma pean vastu vaidlema selles, et ma arvan, et nagu andekaid inimesi on sama palju lihtsalt sinu ajal võib-olla, või sinu ajal, et ütleme, et sinu algusaegadel oli võib-olla palju pigem just keerulisem selles mõttes, sest võimalusi oli vähem, sest sul oligi vaja nii palju, ütleme, sul oligi vaja, nagu sa ise ütlesid, sul on vaja produtsente ja nii edasi. Ma olen sinuga nõus selles mõttes, et kui tollel ajal oligi võib-olla Eestis võib-olla 3 stuudiot umbes, kes tegid uut Eesti muusikat, on ju. Kui sa sinna said, siis sa said, kui sa olid piisavalt andekas või huvitav või mis iganes või siis sa said ja kui sa ei saanud, siis täna on see, et igal ühel, kellel on mingisugune läpakas, ta võib musa teha, on ju. Selles mõttes on küll võimalusi on nagu nii palju rohkem. Kui kõik on sinu kätes, et kui sa täna võidki YouTube'is selgeks õppida, kuidas teha laule, kuidas produda, on ju, programmid selgeks õppida, et selles mõttes sa ei sõlta nagu teistest, on ju, ja kui sa võid ise teed oma laulud, paned kuskil YouTube'i ja võib-olla siis juba, kui on nagu keegi näeb seal mingi potentsiaali, siis võib-olla keegi produtsent või plaadifirma keegi korjab üles, et viib nagu asja järgmisele levelina, on ju. Et selles mõttes küll, jah. Et ma mäletan, meil oli kunagi jutt, et Alar Kotkas ütles Tugikstaadi bassimees ja manager ütles, et midagi siukest mulle meelde jäänud, et tal oli valida, kas ta ostab suvila või ostab endale uue kajamasina, DC Elektroonikas 5000 või mis see oli. Tema ostis loomulikult kajamasina. Kajamasin on siis ehk siis mingi reverbi masin. Et see oli maailma kõige tipp kajamasin, nendel oli vaja osta muidugi kosta siis kõige vingem, on ju, aga lihtsalt see suhe oli selline, täna on üks tasutu plugin, mis teeb su sama asja. No absoluutselt. Et see tollel oli iga vidi, mis su stuudios oli, kõik oli loomulikult raud, on ju, ja iga vidi maksis jõhkrat raha. Just. Sükast raha, ei olnud kellegi, et sa ostad endale mingi. No täpselt. Ja ongi, nagu võimalusi on lihtsalt minu arust ka tänapäeval nii palju rohkem, et andekaid inimesi võib sama palju olla, aga kuna võimalusi on rohkem, siis on lihtsalt konkurentsi nii palju rohkem, eks ole. Ja ongi nagu tegelikult saad ju ise kõik isegi produda, salvestada, mina ka hakkasin, ostsin endale 2 võtis ja mikri, hakkasin lihtsalt tegema mingid nokitsema. Lihtsalt mingi hetkel jääb see, kuskil tuleb see kvaliteedi, kuhu maani sa suudad, nagu mis level ennast arendada siis. Aga selles mõttes, et ja lihtsalt see ka, ma olen täna ju kuulen, et kui palju tuleb uut Eesti muusikat iga nädal peale, kui palju raadiotesse saadetakse. See on nii jõhker, et raadios ei ole üldse nii palju kohti slotte, et kui sul mingi raadios on, kommertsraadios on mingisugune, me võtame 2 laulu, Eesti laulu, aga sul saadetakse, ma ei tea, 20 laulu, siis ongi see, et sinna üldse saada on täna nagu praktiliselt üli keeruline raske. Nii et ja teiseks on see fast food, et kogu aeg, iga nädal tuleb 20 laulu, jälle 20, ma räägi üldse veel ma räägin Eesti lauludest, et siis on selleks, et sinna slot vabaks jääda, siis eelmine laul visatakse välja, et võetakse uus. Et see on selles mõttes, et mis on hästi suur, väga suur erinevus, mida ma olen mõelnud, et just kui vanasti oli näiteks 20-30 aastat tagasi, kui sa tegid ja veel rohkem tagasi minna, räägime veel generatsioonist, kus olid Ivo Linnad ja igast, ma ei tea, Anne Veskid ja laulud kõlasid raadiotes, siis oli see, et nende laule mängiti 10 aastaid ja mängitakse veel siiamaani. Kui meie tegime 90, kui sa tegid hea laulu, siis sinu laule mängiti aastaid on ju raadios. Täna on see, et ühe laulu eluiga mingi 3 kuud. Et lihtsalt see sirkulatsioon on nii kiire, et uued peale, vanad välja ja siis ükski lugu ei jõuagi nagu, need on väga üksikud erandid, aga selles mõttes, et
lood vahetuvad nii kiiresti, et on Need ei jõua isegi impacti luua, eks. Et sellist impacti nad ei loe ja välja arvatud mõned erandid ja siis on see sükene, ongi nagu süke fast food, sükene veits nagu tapeet, et see tegelikult enam väga ei tea, kes laulab, mis lugu see on, lihtsalt see tuleb ja juba tuleb uus ja jälle uus ja noh. Täpselt. Nii et ja no üks sellistest tänapäeval platvormidest veel, vaata, kus artistid saavad end väga hästi ise promoda, ongi TikTok, eks ole. Ja mina ei tea, kas sa tead, selles mõttes, aga sina oled omamoodi TikToki sensatsioon ka kindlasti siin Eestis, tead seda või? Ei, mis mõttes? Ei tea. Tütar näitas mingid videod, kus on... Sind ennast ma tean, seal platvormil ei ole, eks ole. Aga no ma tean, et sul ei ole kontot. Mu tütar ütles, et üritas mul mingi aeg, mingid paar aastat tagasi, et mul... Et peaks hakkama tegema? Ei, ütles, et isi teeme, me peame tantsuvideo tegema TikTok'i. No absoluutselt, eks ole. Ja oot, ma kohe näed sinu tantsimisest rääkides nagu... Mis asja? Ma kohe seda, kohe nagu vaatamegi. Ma olen näinud mingi TikToki videod, kus oli mingi... No nii, oot. Ma panen heliga, see on heliga nii palju parem. Aga keegi on kokku pannud mingi asja. Ja. Okay. Crazy, eks ole. Seda võib kohe ükskord veel. Let's go. Ei no meeste, ma vaatan südamega tööd seal ikkagi. Või tal tuurati tehte seal, ma vaatan. Ja mis sa arvad, palju sellel vaatamise on, Koit? Üle 200 000 vaatamise on sellel, eks ole. 11 000 laiki, eks ole. 270 inimest on kommenteerinud. 900 inimest on saatnud seda edasi teisele inimesele. Eks ole? Ja täpselt süüke video, nagu siin ongi. Täna rokin välja. Mis aastas see on siis? Ma ei tea, ma saan vaadata küll, 2021. Okay. Ja mis teema selle tantsuliigutusega, see on nagu sul süke klassika? Ma laulan seal hoopis teist lugu ju. Teine lugu on peale pandud. Ma laulan näosaate sellest David Hasselhoffi lugu Looking for Freedomit seal. Okei, ma vaatasin, sellel kontol on veel mitmeid selle sama liigutuse videoid. Mulle saadeti mingisugune intervjuulõik, kus ma 16-aastasena annan ühte oma elu esimest intervjuud, kuidas ma räägin, et et ikka tüdrukutele võiks meeldida. Okei, päris hea. Nii, ma ühte näitan veel, mis oli ka hea. Ma ei saa aru, ma olen nii seksikas, täiesti perses. Kuidas ma nii seksikas olen? No näed, süke video, eks ole. Fantastiline. Et see tähendab seda, et ikkagi fännid on ikkagi väga kuumalt elavad kaasa. Internet elab oma elu, vaat see ongi mingid vanad 90-ndate alguse asja või need keskpaiga asjad on ka üles pandud. Ja. Tuuakse arhiivist välja, pannakse TikTok'i, jah. Mingi noorte saade ETV-s. Koit Toome 17. Mulle juuksur ütles mingi 5 aastat tagasi, kuule, et Koit, et Potisoonik tuleb uuesti, võib-olla oli juba rohkem aastat. Potisoonik tuleb uuesti, et Koit, teeme ära. Teeme ära, mõtlesin, et... Aga jah, ei läinud käiku. Ei, mina ei mõtlesin, et las teised mölla. Uuesti ei hakka, jah. Juuksur nägi videot, hakkas meeldima. Kas siis, Koit, võtad ikkagi TikToki mingi, et nüüd kätte hakkad ise vaatad, 200 000 inimest vaatavad sinu tantsuliigutust. See on juba süke ikkagi sensatsioon, võib öelda absoluutselt. Eesti vist tippsaatete reitingud on mingi 200 000 umbes. No eks ole. Mingid näosaated on midagi nii, et... No täpselt, võimalusi, ma räägin, võimalusi on nii palju, eks ole. Täna sul oli ka televisiooni vaja, teed podcast'e või teed YouTube'i oma kanaleid asju ja vaatavad 100 000 inimesed. Ja ma olen täiesti kindel, et kui sa hakkaksid, Koit, nüüd tegema mingi TikTok'i, nagu selles mõttes, tütar oli sul kindlasti kohe valmis aitama, eks ole, ja ma arvan, et rahvas sitaks tahaks näha siin nagu. Ma kardan, et sükast keskealist meest TikTok'i tegemas, ma ei tea, kas ma ise võtaksin väga tõsiselt seda, suudaksin võtta, et see on ikkagi natuke nagu rohkem vist noortemate meeste nagu värk. Kas sa oleksid Koit nõus meiega siia lõppu tegema ühe sellise TikTok'i? Ütleme, et küsimus on nüüd selles, või teema on selles, et sinu kindlasti, kui ma seda signatuur tantsuliigutust ei hakkad vist tegema, aga et sinu ikkagi signatuur trademark on ka see täpselt kurikuulus Verona pilk, millest me täna ka rääkisime. Mida ma olen tahtnud kogu aeg ära unustada. Jälle tuletatakse mulle seda meelde. No jaa, ma arvan, et nüüd sa pead ikkagi selles mõttes ownima seda. Vaata, ma ei ole enam selles tippvormis, et tollel ajal sai ikka kõvasti harjutatud seda. See sai trillitud viimase millimeetrini see pilk, on ju. Ma mäletan, me käisime Stockholmis lavaproovides, kus meil trilliti seda liikumist ja vaatamist ja värki. Pilguvärki, jah. Täitsa crazy.
igatahes, mu mõte oli, et kui me teeksime meie TikToki, teeksime ühe põhimõtteliselt selline pilkude Mexican stand-off. Ehk siis midagi keerulist ei ole. Ma panengi pärast editin selle niimoodi kokku, et meil on ehk siis ongi nii-öelda sinu pilguga alustame. Nii, ja siis vaata lihtsalt mõnda aega kaamerasse ja siis niimoodi, nii kuradi pinksamisi kui vähega vaata saab. Süüke, ja siis me pärast filmime enda need pilgud ka ja siis ma editin selle kokku ja ma arvan, et see võiks tulla sitaks äge. Nii, tee see alguse pööre suurem. See sitaks hea. Davai, 3, 2, 1, go! Väga hea. Nii, kurjamalt. Nii, väga hea. Super. See tuleb hea. No näed, Koit, ja nii lihtne see TikToki tegemine ongi, eks ole, midagi keerulist siin ei ole, lihtsalt vaja head ideed, eks ole. Nüüd tuleb konto teha. Nüüd tuleb seda TikToki konto teha. Jaa, kuule, TikTok keelatakse varsti ära võibolla. Ja USA-s küll, eks ole. Jah, no siis kolime muudele platvormidele üle. Aga Koit, ma arvan, et selle TikTokiga võimegi tänase episoodi kokku võtta. Kurat, väga äge oli, et sa tulid meile saatesse. Meil tõesti oli väga suur au sind oma saates hostida. Kas sul on veel midagi, mis sa soovid meie vaatajatele? Mingi lõppsõna, lõppmõte, mis sa soovid meie vaatajatele? Ei, suured tänud kutsumast, et tore oli ja nii pikalt lobiseda üle hulga aja kusagil niimoodi podcastis või saates, nii et minu tütar on väga suur TikToki ja nende kõikide podcastide jälgija ja vaataja, nii et loodame, et tütrel väga piinlik ei ole. Ei ole, seda ma võin öelda, et ei ole. Ja ma olen tahtnud öelda, et äkki kunagi, mul on ammu on see mõte, et kuna mul väga meeldib, kuidas muusikavideosid teed, et äkki kunagi õnnestub äkki mõnel minu laulale, et sina teeksid mulle muusikavideo. No kuule, sa ei pea isegi küsima, Koit, sa ei pea isegi küsima. Ja kas väike lõpetuseks väike Pikne McQueeni atšaa siia kaamerasse? Go! Atšaa! Super. Võt see tuli üks pull episood, Lepik, kas sa oled nõus? Väga vahva episood oli. Väga vahva ja Koit on üks äge tüüp. Me loodame, et teil oli sama põnev, kui meil siin stuudios, kus iganes te meid praegu vaatate või kuulate ja kuulate muidugi Keyword, sest me lõpuks saime oma saatega Spotify'sse. Let's go! Ja shoutout Coolbetile, kes tänast saadet toetas ja samuti Peetri Pitsale pitsade eest. Ja aitäh ja me ei saa unustada ka Fotopointi, kes meid tehnikaga täna toetas ning nagu ikka, anna kommentaarides märku, mis sinu jaoks, ma ei tea, kõige sõgedam asi Koidu puhul täna välja tuli. Ja samuti pane kommentaaridesse, millest me võiks järgmises saates rääkida. Subscribe, like ja bell notifications. Yes sir, jälgi meid kindlasti ka Instagramis ja TikTokis, sest me toodame suht retsilt contenti ja ma ei tea, mis seal ikka, uute teemadeni. Wait, kas see ongi meie äkki meie nagu slogan või? Uute teemadeni. Uute teemadeni või? Nice. See on nice. Davai, teema out. Peace! Uute teemadeni. Mis sa veel sellest arvad, et ütleme, see liigutus on sinu signatuur liigutus nüüd noorte, Eesti noorte silmis?